Tere tulemast Kanter Emari turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline Anneliis Ostov tuleb meile Kaubamaja grupist, on Kaubamaja grupi ehk TKM grupi turundusdirektor ja ILU tegevjuht. Aitäh Alar kutsumast. No tahaks kuulajale vaatajale kõigepealt nagu selgitada ära, mis selle TKM-i akronüümi ehk Kaubamaja grupi taga, mis ettevõtted seal üldse peituvad, sest paljude inimeste jaoks võib-olla on Kaubamaja kõige tuntum nendest, aga seal on palju teisi tuntud ettevõtted ka veel. Ja nii ta on, eks Kaubamaja ongi selle süda olnud, et kus see ettevõte on ju välja kasvanud ja sealt nüüd selle grupi nimeni me tegelikult jõudsime alles paar aastat tagasi. Sellepärast, et ja just sellel põhjusel, et aktsionärid väga tihti ja mis seal salata ka ajakirjanikud ja ka majandusajakirjanikud rääkisid meie börsiettevõtte tulemustest, pannes sinna juurde Kaubamaja pildi ja tegelikult inimesed ei teagi, et selles grupis on päris palju ettevõtteid, eelkõige muidugi Selver, kes on meie kõige suurem segment, siis Kaubamaja ise, aga näiteks 2 korda suurem täna käibe mõistes on meie autoärid, eks ju, mis on siis Kiia maale toomine, Eesti, Läti, Leedu, samamoodi Viking Motors autosalongid, siis Viking Security, mis on väga suur ettevõte tänaseks, kes turvab mitte ainult kaubanduspindu, vaid ka mujal. Siis on meil päris suur kinnisvarasegment, et meile tegelikult kuuluvad ka hooned, on see Tartu Kaubamaja, Viimsi keskus ja nii edasi, et mitmed büroohooned. Ja siis muidugi ka kõige väiksem, aga kõige ilusam ettevõte ILU ja samamoodi siis ka ilutoodete distributsiooni ettevõte, mida siis ka mina juhin lisaks siis grupi turundusdirektori ametile. Ja partnerkaart, millest meil tuleb eraldi juttu kindlasti täna. Ja partnerkaart on just täpselt see grupi omand, et tema on siis meie jaekaupmeeste ülene lojaalsusprogramm, mis on ikkagi muljetavaldava sellise hõlmamisega, et 750,000 ja rohkem kaardiomanikku, et ega väga siin kaugemale minna ei saa, No nagu ikka me Pointist räägime, natuke vaatame tagasi karjäärile, kuidas see karjäär kulges, miks niisugused otsused ja siis räägime lojaalsusprogrammist, kuna juba mul siin laua taga ei istu iga päev, eks ole, suure lojaalsusprogrammi eestvedaja muulgas ja räägime Kaubamaja grupi enda tegemistest ka nii palju, kui me siis nagu börsiettevõttele kohaselt saame rääkida, eks ole, et kuulaja vaatajale siin teatud selline võib-olla vihje ka, et kõiki asju ka südamelt ei saa ära rääkida, et mingid limitatsioonid on. Aga karjääri mitte algus, aga töö algus oli sinul nõukogude lapsena, ma eeldan, varajasem kui tänapäeval inimestel või? Jaa, see oli hea küsimus, ma mõtlesin selle peale siia tulles ka ja tegelikult see karjäär hakkas ikkagi sellises kohas nagu TPL, eks ole, et mis oli töölaager või ma ei mäletagi, kuidas see oli pioneeridel 13-14 aastaselt ja see ikkagi oli täiesti selline peedipõllu kõplamine ja mõnes mõttes see oli ikkagi väga suur pööre, sellepärast, et kuna ma nägin unes, reaalselt ma mäletan lapsena neid valutavaid jalgu, käsi ja unes nähtud peedipõlde, siis ma sain aru, et vist tuleks ikkagi õppida hästi, et minu füüsis ei sobi füüsiliseks tööks, et lihtsalt ma ei saa sellega hakkama, et mitte, et see tööl midagi viga oleks, töö on väga aus, aga lihtsalt mina olin selles nõrk. Ja edasi, nii naljaks kui oli, siis viis mind kaubandusse, et minu pinginaabri ema oli Pärnus ühe kauplusjuhataja ja juhtumisi see kauplus oli siis ka see, kes müüs laatadel ja Pärnu rannas jäätist. Ja siis, kui seda jäätist oli, aga jäätist kogu aeg ei olnud, jäätis oli ikkagi defitsiit samamoodi ja tuli mingi kast siis, ja kui veel ilm ka ilus oli, siis me siis nende kärukestega siis käisime ja müüsime laatadel jäätist ja me olime ka üsna väiksed ikkagi, tänases mõistes ikkagi olime täitsa lapsed. Sa oled Pärnu tüdruk, jah? Ma olen Pärnu tüdruk, jah. Ma olen selles mõttes kuuratis kasvanud oma hedonistliku maailmavaatega saanud. See on nagu huvitav, et ma olen märganud, et turundusmaastikul löövad palju nagu
on teinud nagu ütleme tegusid hästi palju väljaspoolt Tallinnat tulnud, et Tartust on tohutult palju inimesi, kes on olnud, no, ja Pärnust võiks ka öelda, et kuidagi see kihk nagu Tallinna poole oli suur vist kõikidele. Absoluutselt, mul ei olnud üldse kihk Tartusse, et mul olid vanemad väga pettunud sellest, et ma ei läinud Tartu Ülikooli, kui ma lõpetasin keskkooli, aga mina kuidagi ikkagi tahtsin Tallinnasse tulla, sest see tundus nagu ikkagi selline suurlinn ja aasta oli 90, eks ju. Et noh, see oli ikkagi väga suur hirm emale ka, et kui siin iga natuke saadanud midagi õhku lendas, eks ju, et mis see tütar siin teeb. Ja tegelikult minu esimene nagu siis, noh, nii-öelda siis õppimise valik oli väga laiapõhjaline humanitaarharidus. Ma endale täiesti selle teadlikult sõnastasin, et ma ei tahtnud minna filoloogiks õppima, see tundus mulle igav. Ma ei tahtnud minna majandust või mingit sellist, mis oli tookord veel selline pool plaanimajandus ja mitte väga tõsiselt võetav. Ja ma tulin õppima siis Pedasse, ehk siis praeguse Tallinna Ülikooli sellist eriala nagu raamatukogundus ja infoteadused. Ja see infoteadused oli tegelikult esimest korda selline asi, mis ma pärast panin kokku, et okei, et meile tegelikult räägiti seal kommunikatsioonist, et raamatukogud on kommunikatsiooniasutused ja sealt ma tegelikult sain väga nagu selles mõttes sellise küll väga teoreetilise, sest ega need õppejõud ise ka väga aru ei saanud, mis nad rääkisid tol ajal, on ju. Aga ma sain ikkagi nagu sellise põhimõtte üldse, et kommunikatsioon käib kuidagi sihtgruppide kaupa ja et ei olegi päris nii, et lihtsalt ja õppisime võib-olla analüüsima, et mida üks või teine artikkel seal tähendab, on ju, ja lisaks siis oli hästi palju raamatukogunduses sellist üldharivat humanitaari, et filosoofia, ajalugu, see kõik mind huvitas ja mind käivitas. No kui sa tegid tookord oli 4 aastat sul see bakarausus minu meelest või? Siis meil oli lausa 5. Meil oli juba 2+3, nii et see on juba magister. See ongi võrdsustatud magistriga. Et kui sa selle tegid, kas sa juba kihelesid tööle ka, kui sa olid pealinnas sellel ajal või sa ootasid selle perioodi ära ja läksid hiljem? No ma ei kihelenud tööle sellepärast, et mul ülikooli ajal ka sündis esimene poeg. Ja see on ka töö. See on täis töö ja ma ei tahtnud oma kursused maha jääda ja see oli juba ka pingutus. Aga ma kihelesin siis, kui ma sealt ära siis lõpetasin selle ikkagi oma nominaalajaga, siis selge oli see, et ega ma tegelikult väga kunagi ei mõelnud, et ma raamatukokku tööle lähen. Kusjuures praegu ma mõtlen, et see oleks jumalast tore koht kunagi poole kohaga kuskil mõnekümne aasta pärast võib-olla töötada. Kui on raamatukogus? See on hoopis teine koht täna. Et siis räägiti ka, et mis kõik raamatukogus saab ja mina olen väga seda usku, et ega raamatukogu kohana ei kao ju kuskile, on ju. Aga see selleks, et siis ma ikkagi 95. aastal pidin reaalselt aru saama, et raamatukokku ma ei saa tööle minnes, see palk on nii väike, et ma ei ela ära. Ja siis ma esimest ja viimast korda tegin siis CV ja kandideerisin kuhugi ja ma sattusin sellisesse kohta nagu Lex Kindlustus, mis on siis selline, ta oli siis selline, kuidas ma ütlen, nagu noor, tahtmist täis, finantssektor oli kohutavalt seksikas, eks ju, pangad olid muidugi nagu kõige seksikamad, kindlustused olid nagu tema väiksed õed, on ju. Ja see oli siis selline selts, mis oli just ostnud ära ka mitmeid selliseid väiksemaid Eesti kindlustuse niisuguseid nagu filiaale üle Eesti. Tänaseks on sealt tegelikult kuulusta siis Tallinna Pangale, siis omakorda müüdi ta veel maha ja nii edasi, et praegu ta on väike rakukene Ergost. Ehk siis, aga siis ta oli täiesti selline omaette noored inimesed tegijad, et alustasin siis kindlustusagendina, kuhu ma siis tööle sain. Aga seal juhtus nagu selline lugu, et mul see müügitöö tuli väga hästi välja. Ja kuna mul oli tulemuspalk, siis ühel hetkel öeldi, et äkki sa tahad ikkagi meile siia kontorisse nagu tulla, et need palgad olid lihtsalt tõesti, sain müügi pealt palka ja sain väga palju. Ja see oli ratsionaalne otsus juhtkonna poolt, võtta see inimene ja maksta talle ikkagi kindlalt palka. Ja siis hakati moodustama turundusosakonda seal. Ja siis, ega turundusest väga keegi ju midagi ei olnud kuulnud. Aga meil oli selline õnnelik juhus, et Paare programmi raames siis tulid Euroopast inimesed, kes tegid nädalaajase intensiivkursuse.
kus me hommikust õhtuni reaalselt siis võtsime selle mapka lahti ja hakkasime seal 4B-st peale ja nagu täiesti nullist. Ja noh, ma täna ütlen, et ega seal selles mõttes, et kui sa olid just tulnud ülikoolist, on ju, kus sul oli väga õppimisharjumus ja siis seal midagi nüüd, ega turundus on imelihtne, eks ju, nagu me kõik teame. Noh, teha on keeruline, aga teooria on ju imelihtne. Nii et sealt tegelikult ma sain selle põhja. Ja siis ma seal turundusspetsialistina ka töötasin ja tegelikult lausa 4 aastat. Et seal oli, noh, see oli huvitav selles mõttes, et tänu sellele põhjale, mida võib-olla Eestis nagu tegelikult väga palju üldse ei olnud õpetatud, siis me suutsime ikkagi teha ka seal nii-öelda selliseid strateegilisi asju, et nagu näiteks, ma ei tea, keskostu tõstmine ja pakett, ma mäletan, tegime niisuguse tohutu innovatsiooni, et läheme maamehe juurde ja ütleme, et kui ta ostab lisaks oma traktori kindlustusele, teeb ka veel varakindlustuse ja õnnetusjuhtumi kindlustuse, siis ta saab soodsamalt selle. Tegime ilusad nagu voldikud ja panime neile, ma ei tea, vimpli vahele ja see läks väga hästi, eks ju. No, kusjuures messidel käimine oli, ka maamessidel oli ju suur äri, kõik käisid seal, on ju, automüüjad ja kõik on ju. Just. Ja noh, teine asi, mis oli üks minu siis väljakutse, oli seal käia mööda siis neid filiaale, mis olid siis tõesti üle Eesti laiali, eks ju, noh, kus iganes linnades. Ja siis rääkida, mis see bränd üldse on, eks ju, ja miks me peame kõik ühtemoodi tegema ja miks ei võiks olla Rapla kindlustus ja ma ei tea, Tartu kindlustus ja nii edasi ja noh, sest iga filiaal oli ikkagi nagu filiaalijuhataja nägu, et see oli paras siuke vürstiriik. No vaata, tagantjärgi tundub nagu imelik, et me niisugustest asjadest peame rääkima, aga me tulime ka teisest ajastust, eks ole, keegi saadki aru, mis asju te teete. Absoluutselt ja selles mõttes ega midagi ei olegi, aga ise ka nagu tegelikult olid selline turundaja, et noh, õhtul lugesid seal õpikust, siis hommikul läksid ja rääkisid tarka juttu, ega sa ise ju proovinud, seda ei olnud. Aga noh, selles mõttes, noh, see oli ikkagi väga, väga äge aeg üldse, et seal ju hästi ruttu kõik muutus ümberringi ja nii ka turundus. Ja mis edasi? Kas siis vaatasid järgmist kuulutust kuskilt või juba keegi ütles, kuidas sina tead? Ei vaadanud kuulutusi, vaid mind kutsuti sellisesse jälle ka tänaseks nagu anakronism, eks ole, Eesti Telefon, selline koht. Eesti Telefon, kus siis tegelikult oli hästi palju neid turundusüksusi. Ja mina ei olnud siis kommunikatsiooni ega brändi juures üldse, vaid mina sattusin siis äristrateegia osakonda, kus ma olin segmendijuht ja minul olid siis väiksed ja keskmised ettevõtted ja nendele siis nii-öelda nende teleteenuste disain, eks ju, oli siis nagu see turunduse roll, on ju. Et noh, see oli minu jaoks ikkagi hoopis teine maailm. Ja noh, see oli ka selline maailm, et Eesti Telefon muutus ju Elioniks seal vahepeal ja vahepeal nad tegid mingit brändi ET-d ka proovisid, eks ole. oli täpselt Atlas, et noh, ma läksin sinna tööle, siis oli reaalselt, mu kabinet oli Karja tänaval seal imeilusas majas, mis on seal nurga peal, mis ma ei tea, täna on seal restoran, eks ju, või see Shelly Pank vana, eks ju. Ja seal üleval oli järjekord, kus siis tädid istusid kommikarpidega, et saada endale telefon. See oli reaalselt selline aeg, eks ju, et noh, et seal olid need tädid istusid samas selles majas, kes siis andsid telefoninumbreid, noh, neid analoognumbreid, eks. Ja samas aasta pärast juba või paari aasta pärast me müüsime juba Selverisse, eks ju, Atlase stardipakette, et võtta endale koju internet, et võtta täpselt nii kiiresti see kõik seal muutus. Aga seal ma ikkagi väga kaua ei olnud, sest et kuidas ma ütlen, et noh, tehnoloogia huvi või digihuvi on mul sellest muidugi jäänud. Et mul on iga asi, nii et kus ma olen olnud, on ju, see kuidagi nagu võtab mind enda sisse selle teemana, aga ma ei tundnud päris, et see on minu ala. Ja ega ma noh, selles mõttes, no ma tegin oma tööd, aga selles võib-olla ei olnud sellist niisugust kirge, et mida ma oleks olnud, et ma olin seal ikkagi mingi 2,5 aastat kokku. Täitsa korralik aeg, aga noh, ütleme, et tagantjärgi selline. Et oli ka, on ju. Ja edasi, keegi ikka jälle lähenes? No niimoodi oli, jah. Et tegelikult siis ma olin just, kuna oli ja ei olnud, et siis ma olin otsustanud, et ma lähen siis nüüd õpin turundust päriselt ka, et ennem seda ma olin siis selline nagu autodidakt, eks ju, et siis ma lähen EBS-i ja teen magistri ja olin just sisse astunud sinna magistrisse ja mõelnudki, et noh, ma saan seal nagu siis juba sisse töötatud ajal siis teha oma tööd.
ja tegelikult juhtus selline asi, et Raul Puusepp, kes on täna Decam Grupi juhatuse esimees, eks ju, ja kes juhuslikult Lex kindlustuses oli Tartu filiaali juhataja, nii et me tundsime, tema oli Tartu filiaali juhataja, mina õpetasin talle tookord, et kuidas bränd käib, eks ju, ja meil oli nagu koostöö, siis tema tegelikult helistas ja ütles, et meil on selline konkurss, et Viru keskus oli just avatud, nagu ikka suured projektid, siis inimesed mingil hetkel nagu ütleme, toimub mingi vahetus ja et me otsime kliendisuhete juhti ja ma arvan, et sa võiksid nüüd kandideerida. Saatis mulle põhimõtteliselt kuulutuse, et tema ise oli Tartus ja neid inimesi ei valinud, aga ta ütles, et neil oli inimest vaja ja personali osakonda ta mind siis suunas. No see oli kuskil 2000 keskel siis või? Ei, see oli ikkagi palju varem. Alguses. See oli 2000, mis varem, 2004 avati. No, mõtlengi, 2004 avati Viru keskus, see täpselt siis oli 20 aastat, siis 21 aastat meil juba. Just, 20 aastat oli, just mul oli tööjuubel. Aga sellega seal see grupp on suur, et seal ma olen mitmeid asju teinud, eks ju. Ja siis õnnestus saada sinna, jah? Selle koha peale? Ma ei võtnud seda üldse tõsiselt, sellepärast, et ma ei tahtnud üldse, mul ei olnud nagu mingit kihku ära minna ja ma ütlen ausalt, et kui ma käisin esimene kord, mõtlesin, ma käin siis ära, eks ju, et viisakas ja kõik on ju. Ja siis mul ka veel ei olnud mingit kihku, aga siis, kui ma olin vestelnud, tookord Enn Parel oli turundusdirektor seal ja Ennul oli selline hea komme, mida ma olen täiesti võtnud üle temalt, et ta tegi selle vestluse küll kõigepealt üksi, aga siis tegi terve meeskonnaga. Ja võt seda hetke ma mäletan, kui ma tulin sealt ära, sealt vestluselt ja mõtlesin, et kui nad nüüd mind ei vali, siis ma olen küll kurb. Aga ütle seda, kas see uus bränd, see ka on ju, mida Parel siis nagu juhtis, eks ole, kas see oli siis vahetult siis, kui Viru keskus avati või juba ennem? See oli juba natuke enne tehtud. Mingi 2002, 2000 midagi niimoodi. Just. No see oli ka väga julge liigutus, tegelikult Ennu peaks ka kutsuma siia, et see sai nagu palju tagasisidet alguses, sest kõik, kes olid nagu harjunud sellise vana klassikalise kaubamajaga, oli mis selline punkarit asjade siin ja ega see Viru keskuse avamine ka ja see oli ikkagi hoopis teistmoodi, et mina just siis kliendisuhete juhina minule tookord siis allusid nii-öelda siis infoletid, eks ju, ja pluss ka kõik kliendi tagasiside ja kogu meedia pool, eks ju. Ja ega me saime ikkagi reaalselt sõimukirju, et kaubamaja on nüüd mingi peibede koht ja see on ära rikutud ja see ei ole üldse mingi tõsiselt võetav enam ja umbes kus on mustad püksid, eks ju, mida ma osta tahan, et see ei kõlba kuskile, mis te siin olete teinud. Nojah, et küsimus ei ole mitte ainult välimises, küsimus oli ka brändides ja toodangus endas, mida te lahendasite. Absoluutselt, et ega selles mõttes üks asi on see märk, aga selle märgi taga on ju väga suur sisu, eks ju. Et see positsioneering ikkagi ja terve Viru avamine oli ikkagi, see oli ikkagi kaubanduses selline nagu milestone. Aga mis sind ära võlus selle meeskonna juures või, et kas need samad ambitsioonid, mida nagu vanast asjast nagu kuhu minna ja kõik see uus või mis seal oli? Ma arvan, et see oli selline nagu, sa tunned ju inimesed ära, et nad on nagu heas mõttes nagu sinu inimesed, et see loomingulisus, see võib-olla selline julgus ja selline nagu ka mõnes mõttes, kuidas see nüüd kõlab arrogantselt, eks ju, aga see oli ikkagi arrogants ka, et see oli nagu selles mõttes selline, et kes sa nüüd oled ja see sobis mulle, sest mulle ei ole midagi selle vastu, et inimesed ennast tõestavad, eks ju, et mina pidin tõestama uue tulijana ja nemad, pärast tagantjärgi ma kuulsin, et see oli umbes niimoodi, et oli öeldud, et Ennule, et ära meil rohkem kandidaate too, meil on nüüd kandidaat olemas, et see oli ikkagi selline vastastikune. Aga ütle mulle see, vaata sa ütlesid, et vahetult ennem olid läinud EBS-i nagu turundust õppima, et sa nagu tundsid, et pole nagu seda alusharidust, et mul oli Priit Leemet siin, kes on Enefitis praegu turunduskommunikatsioonijuht, rääkis, et ta tunneb ennast nagu kehvasti, et tal ei ole nagu selle valdkonna haridust, et ta nagu juhib seda, ja ma ise peegeldasin samat asja mingi mõõt, et mul oli nagu reklaam, oli ka nagu, et kas see andis sulle nagu midagi juurde, et sa said selle paberi, et nüüd on, kuigi sa ju kõik asju olid juba ka reaalelus läbi teinud, eks ole.
no ütleme, et Eesti, selles mõttes ta andis mulle südamerahu, et ma ei ole rumal, eks ju. Et ja see on väga suur asi minu arust. Et kui inimene saab sellise mingisuguse nagu sisemise hea enesekindluse ja seal juhtus ka niimoodi muidugi, et need õppejõud, kes seal olid, eks ju, ja kui tulid turundusained, aga ma ei läinud turundust õppima, ma läksin õppima ärijuhtimist. Et see turundus oli nagu üks plokk sellest. No ta on alati maja. Jah, aga ma olin kindel, et ma spetsialiseerun siis turundusele, teen oma tööd kõik turundusest ja kõik nii edasi. See lõppes ikkagi selleni, et nii mõnedki loengud nagu seminarid ma ise nagu pidasin oma nagu rühmale, mis oli väga tore, sest ma õppisin seal väga palju muid asju, et ma ei olnud näiteks kokku puutunud finantsanalüüsiga, ka üldjuhtimisega, et aga ma üldiselt ikkagi kipun olema sellist hariduse usku, et midagi ta ikkagi annab ja ma ikkagi usun, aga turundus kindlasti on selline asi, mida võiks õppida siis, kui sa oled midagi juba kas teinud või sul on mingi teine valdkonna haridus. Et mingi üldharidus nagu alla, nagu sa ütlesid humanitaar või siuke nagu natuke laiemalt vaadata asju. Just, et sul on see lai pilt, sest muidu sa õpid lihtsalt mingit distsipliini, eks ju, ja siis sa võib-olla oled kinni selles ja sa tegelikult nagu seda laia pilti ei hooma. No nüüd Kaubamajas sa alustasid küll sealt nagu informatsiooni haldamisega ja sa tagasi nagu kõik selles ja see on niivõrd omavahel seotud, aga mis hetkel sa nagu turundusasju endale võtsid üle? No see juhtus üsna isegi vist esimese poole aasta jooksul, et kuna lihtsalt jällegi inimesed vahetusid ja tookord enne oli see, kes pidi võtma kogu maja juhtimise üle, siis ta ütles, et ta võtab seda ainult siis, kui ta saab moodustada osakonna ja siis ma hakkasin seda osakonda juhtima, nii et siis ma reaalselt ikkagi olin turundusosakonna juhataja seal kuni oma siis järgmise lapsepuhkuseni ja see tähendas seda, et tookord ikkagi oli meil täielikult siseagentuur, eks ju, et meil ei olnud üldse välisagentuuri, meil oli oma loovjuht, oma AD, siis väljapaneku juht hästi suur teema, eks ju, Kaubamajas. Jah, ja ka need aknad, eks ole, see on ka nagu hästi suur asi, mida on ainult sellistel konkreetsetel valdkonna ettevõtetel. Ja see aken on ikkagi, aken on üks väike murdosa sellest, eks ju, et see saal ise on ikkagi see bränd, eks ju, et Kaubamaja tähendab ikkagi seda, et sa lood seda brändi seal selles müügikeskkonnas kõige rohkem, eks ju. Ja selles mõttes see andis nagu sellise korraliku kooli ikkagi millest iganes, eks ju, on see üritusturundus, on see mingisugune, ma ei tea, kampaania loomine, on see mingisugune promokampaania, sest see kaubandustöötajate tempo, seda need inimesed, kes on töötanud kuskil tööstuses või muus, et neil on seda tegelikult raske ette kujutada. Ma olen muide mõelnud, et kaubandusturundajatel on väga suur eelis täna. Et kui see kõik on nüüd niimoodi kerinud peale, eks ju, et see, mis sa täna teed, on homme vana, siis kaubandus on see kogu aeg nii olnud, et sul on muidugi strateegiliselt pikad plaanid ja kõik nii edasi, aga sa pead jooksma nagu kogu aeg, et see eskalaator sind alla ei tõmba, et see klient tuleks, et see tempo on, see oli vägev ikkagi ja seda nagu see kogemus, mis sa siis 1 aasta ringiga võib-olla saad, siis pärast seda nagu, sa ei karda mitte midagi. Aga ma mõtlen, et seal on nagu mitu aspekti, ma mäletan omal ajal Pastarus oli Pastarus oli arendus. Just on, et ma temaga omal ajal puutusin kokku, et ma sain aru, et ikkagi hästi palju seda know-how tuli ka väljaspoolt, et ei olnud nagu ainult see nagu ajalugu, mida siin oldi nagu läbi kogemuste teinud, vaid just kuidas rahvusvaheliselt peaks üles ehitama mingeid asju, oleme õigel teel. Absoluutselt, et tegelikult see arenduse ja turunduse koostöö on ka hästi oluline. Kaubamaal oli see ja on praegu see väga suur rõõm ja eelis olla siis IGDS-i liige, mis on Intercontinental Group of Department Stores, mis tähendab seda, et kõik erinevate valdkondade inimesed, kaasa arvatud seal siis turundusinimesed või lojaalsusprogrammi inimesed saavad omavahel absoluutsete tipptegijatega üle maailma vahetada infot, käia konverentsidel. Me käisime tookord oma turundustiimiga, käisime Pariisis, Brandamsis, käisime Selfridge'is marketingi osakonnas, kus meile, ma arvan, minu jaoks oli see ikkagi nagu
selline kool, mida sa mitte kuskil koolipingis ei saa, et ma mäletan ise väga hästi, kui ma Selfridge'is esimest korda nagu esimesel külaskäigul oli neil mingi kampaania ja see oli sügavad ikkagi 2000-ndad, et mingisugune ma ei tea, Blue Ocean või mis iganes, et ja siis korraga nagu ma lõi lambi põlema, et okei, et see kampaania on igal pool, praegu on naljakas seda mõelda, eks ju. Aga kui me alustasime, siis oli niimoodi, et väljapanek tegi väikselt oma asjakest, eks ole, siis kampaania loovjuht tegi seal mingisugust reklaami, Imago reklaami, üritusturundaja istus ka, ootas, et kui talle midagi öeldakse, et selles mõttes sellist terviku sulatamist nagu väga ei olnud ja seda me tegelikult õppisime ikkagi sealt välismaalt nagu Kamaluga. Aga ütle, kui palju teid lasti või kas nüüd on lastud üldse sellesse otsusesse, et mis brände üldse müüa? Ja nagu see, et nagu seda toodet kui sellist on. Selles mõttes, et kaubamaja nagu huvitav asi, et on tegelikult asukoha turundus. Ta on nagu konkreetne füüsiline koht, kuigi nüüd on juba e-kommerts ja nii edasi. Ja siis see üks on see koht, aga selle sisu määravad ikka, mis asjad selle müügil on. Sisu muidugi turundus on alati vähem või rohkem kaasa rääkinud selles, et meie asi tegelikult ongi neid trende olnud alati ju pakkuda, eks ju, et ma räägin praegu siin pikalt kaubamaja turundusest, aga ütleme, et see on kõik seotud ikkagi omavahel, on ju, et nende brändidega on tegelikult hoopis teised lood, et seda võiks mõni kaubandusjuht või ostujuht tulla sulle rääkima, et ega neid brände ei ole lihtne saada, et see, et turundus paneb mingi listi, et tooge need brändid, et siis seda jah, muidugi me kogu aeg nagu selles mõttes, et kogu see kaubamaja ikkagi töötab nagu tervikorganism, et seal ei ole üks või teine asi, ei ole nagu, et kaubandus ajab mingit oma rida ja siis turundus hakkab seda turundama, et turundus on kindlasti strateegiline funktsioon kogu aeg olnud kaubamajas. Aga ütle seda, et jällegi, et ennu ja võib-olla seda kaubamaja rebrändimist on ju, ma kujutan ette, seal oli nagu üks sihtgrupi nagu arusaam, eks ole, kellele asju tehti on ju, ka personali poolt võib-olla, kes seal olid on ju. Ja pärast seda, kui see positsioneeriti ikkagi nagu imagoloogiliselt hoopis teistmoodi, siis ma eeldan nagu kaubalt, et taheti mingit nagu teist sihtgruppi nagu tekitada. Mis see nagu oli, kas oli nagu mingi konkreetne sihtgrupi muudatus, taheti nooremaks tuua, kui palju nooremaks, mis see nagu tänapäeva mõistes persona nagu muutus seal võis olla üldse? Seal neid persoonasid oli ikkagi tookord juba ikkagi päris mitmeid, eks ju, ja selles mõttes mina võib-olla ei ole päris õige inimene rääkima sellest, kes nüüd oli siis nagu see bränding, mis oli enne Viru keskust. Aga selge oli see, et kaubanduses, et üks asi on see sisu, üks asi on see nii-öelda siis kommunikatsioon on ju, kolmas asi on see teenindus, eks ju, et see on kõik nii kokku sulanud, et kui sa kujutad ette ikkagi, meil on ettevõttes, kaubamajas on praegu staažiga 40-50, eks ole, inimesed. Sa oled nooruk, kes seal isegi? Ma olen nooruk, 20 on normaalne staaž, et kaubamaja grupi mõistes on ju. See on nagu siuke juba väärikas, aga mitte midagi veel ei ole, on ju. Aga et need defitsiidi printsessid, eks ju, kes ikkagi pidid järsku hakkama teenindajateks või niimoodi, et seal on väga suur see maja, turunduse roll on tegelikult vedada kogu seda nii-öelda seda mindseti, eks ju. No aga seal oli ka nagu huvitav konkurentsisituatsioon, et kõrval nagu majakana oli Stockmann, eks ole, kes nagu tuli oma kogu selle kontseptsiooniga ikkagi nagu Soomest on ju. Et see konkurents, ma arvan, selles vaates oli ju on jätkuvalt olemas, eks ole. Tookord oli see ikkagi väga terav, eks me ikka vaatasime väga suurte silmadega neid hullusid päevi ja kõiki ja istusime seal oma toas ja mõtlesime, et kuidas me nüüd saame selle osturalli sinna tasemele, et ma mäletan, seal on tohutud naljalugusid, mida ma siin ei hakka jagama, eks ju, sellega seoses seal samas meie toas on ju, et seal oli ka veel see, et ega keegi ei osanud seda teha ostu poole pealt, sest kõik hakkab kaubast, eks ju. Et mida sa seal turundad, kui sul on see sama asi, et sa paned allahindlus, et see on ikkagi tohutu töö pool ja rohkem aastat ette, mis tehakse ostu poolt. Plus kogemused nende mahtudega, mida üldse peaks planeerima. Absoluutselt. Ja sellel tasemel, kuidas seda tookord siis tehti ja kuidas seda nüüd tehakse, see ei ole isegi mitte, see on polaarpäev ja polaaröö, mitte midagi nagu pole. Aga kas on õige öelda, et kui Stockmann ei oleks olnud, siis võib-olla kaubamaja areng ei oleks nii kiire olnud või? Et ikkagi selline hästi selge majakas kõrval nagu lihtsalt sundis ka või? Ma arvan küll, et see kindlasti ei tulnud kahjuks. Aga kui sa nüüd arvad, et me nagu
väga nagu nende järgi midagi tahtsime teha, siis vastupidi. Sest Stockmannil tookord kõik tuli Soomest. Ja praegu ka, eks ju, mis puudutab nagu nagu kampaaniad ja nii edasi. Ja meil oli see eelis, et meie teadsime, mis siin Eestis on äge. Et meil ei ütlenud keegi edasi, me olime noored inimesed, me tegime tookord selliseid väga rajusid, praegu mõtled raju kampaania, et panime 20 aastat tagasi, siis praegu on Kaubamäe saab 65, eks ju, siis oli 45, et panime sellise 45-aastase naise hooaja kaane peale, ütlesime 45 aastat noor. Ja siis kõik mõtlesid, et no mis asja, kollase manti panete 45-aastased, kus see kõlbab, et meil ikka käime kõik juba hallis ja vaikselt ja mis me saime selliseid tunnustavaid kirju, et me julgesime teha või panime näiteks plusssuuruses mannekeenid akna peale jällegi, polnud seda keegi ennem teinud, on ju. Noh, et me tegelikult olime väga nagu selline vihane kampaania, kes aga sa tegelikult tegid asju, mis on tänapäeval nagu suund, mis ongi nagu see suund on. Ma ise nagu imestan siiamaani, et noh, ma ei tea, aasta tagasi või 2 aastat, kui jälle vaatan, Stockmannilt tuli see kataloog välja, läksin tudengite juurde, ütlesin, et ma vaatasin selle ilukataloogi läbi, et ma ei näinud mitte ühtegi kortsu ei näinud seal on ju. Et noh, see ei ole ju elu, eks ole, et kas me seda ajastust juba üle ei ole saanud, et ma saan aru, et me seda tahame müüa, aga et noh, et kuskil peab see tõde ka nagu olema või? Ja. Ei no ongi, et selles mõttes noh, see on nagu üks pool, aga teine pool on just see, et see Kaubamaja on ju kogu aeg olnud selline natukene nagu noh, ongi nagu ajast ees, et noh, kas või see sama 2 aastat tagasi tehtud AI kampaania, mida Brita praegu eks ju vedas, eks, ja mis sai Kaubamajade selle samas IGTS-is maailma parima Kaubamajade kategoorias reklaamikampaania. No ma ei taha midagi öelda, noh see juhtub ükskord elus, eks ole. Et see oli nii ajast ees, et näiteks Kuldmunalt ei võitnud mitte midagi, sest öeldi, et no see AI võtab meie töö ära. Noh, praegu kõik naeravad. Seda nagu promoda, eks ole. Ja see noh, ma ei tea, las ta jääb sisse, eks ju. Et noh, selles mõttes, et see on natukene nagu noh, võib-olla näide sellest, et samamoodi tegime me ka omal ajal neid asju, eks ole, tegime mingid heategevuskampaaniad, mida tegelikult nagu me kuidagi ise väga ei pidanud eriliseks, aga mis oli tegelikult eriline noh, selles ajas, eks. Aga ütle mulle see Viru keskuse avamisega, et mina, kui ma kõrvalt nagu jälgisin, mul oli nagu pikalt nagu segane see, et kust Kaubamaja lõppeb ja kust hakkab Viru keskus, et kes nüüd mille lõi või noh, et me saime aru, et tegelikult nagu mindi pindade peale kohati üle, aga et see ongi nagu siuke kooslus, aga samas on nagu eraldi, eks ole. No see ongi see õnnetus on ja. Et noh, Kaubamaja on ikkagi Kaubamaja ja Viru keskus on Viru keskus, aga mõned ütlevad, et lähme Kaubamajja, mõned ütlevad, lähme Viru keskusesse, on ju. Et turundajatele väljakutse. Aga ma veel ühe sellise nüansi siia lisaksin juurde, et tookord, noh, keegi seda muidugi ei mäleta peale turundajate, eks ju, et Kaubamaja nüüd kodumaailm ja see vana osa, see oli veel remondis pool aastat ja siis avati see noh, nii-öelda meeste maailmast siis sinna edasi. Ja siis oli Viru keskus juba avatud olnud pool aastat ja no inimesed keerasid ringi seal liftide juures ja nad ei läinud meeste maailma, nad tulid Viru keskuse poolt, keegi enam sealt tagant noh, sisse ei tulnud, eks ju. Ja kodumaailmas mitte keegi käinud, praegu jälle tundub imelik. Jällegi pean kiitma IGTS-i ühte konverentsi ja lihtsalt varastasin esimest korda selle mõtte kellegilt, noh varastasin heas mõttes, see oligi nagu kogemuste pagas. Et kuidas me selle käima saime, oli ikkagi nii, et Viru poolt hakkas kassast muudkui viskama kuponge välja, et ainult täna sulle kodumaailmas mingi asi. Me sundisime nad tulema sealt, noh, julgema tulla sinna vanasse majja. Et see oli üks alguses, üks minu suurimaid väljakutseid samamoodi. Kuule, aga brändingu üks suurimaid väljakutseid on ju see, et teilt Kaubamäe on kategooria nimetus. Teil on bränd, mis on kategooria nimetus, seal on omad jällegi nagu kohuke, et tal on omad head ja omad nagu mitte nii head nagu kommunikatsiooni mõistes. Kuidas te sellega olete toime tulnud või? No vot, see on see, et kui mingi asi on ikkagi nii juba juurdunud, eks ju, ja Kaubamaja on nii tugev bränd, et Eestis ikkagi igaühel on Kaubamajaga mingi lugu, on ju, juba lapsepõlvest saadik, siis noh,
paned talle siis Alar nimeks ühel päeval või? No ei pane ju, sa ei saa sinna mitte midagi teha. Alati, kui ma seda ka välismaal räägin, see on nii naljakas, on ju. Eks me tegime selle ILU brändi ju ka sinna samasse, brändisime ära ilu, on ju. Et kui juba, eks. Kas punktid on ette tõttates, et kas punktid on ILU-s pandud sellepärast, et saaks kuidagi, miks see akronüümiks? See akronüüm on tegelikult, seal oli väga hea põhjus, et ilu tuli turule tegelikult nagu üsna vahetult enne Lehman Brothersi palgakrahhi, aga plaan oli ikkagi teha see üle Baltikumi. Ja see akronüüm ILU on tegelikult nagu muutub kenasti I love you'ks, eks ole. Ehk siis sellel oli ikkagi väga suur selles mõttes brändingu mõistes taga, on ju, ta ajad muutuvad, eks ju, ja ajad on, Aga see, kui kaubamaja läks Helsingisse, see jäi ka mingi 2000-ndate sisse. See oli ka veel enne Viru. Ja. Seal ta oli, mis nime all, ka kaubamaja? Ta oli ka kaubamaja, jah. Et seal oli ka nagu huvitav, et meil oli niisugune nagu tahe minna, eks ole, ja ikkagi see vastuvõtt ei olnud selline, mida me oleks nagu eeldanud. Ja teine asi, kaubamajal oli ka väike laborpood ju Rocca al Mare keskuse teisel korrusel, et see oli veel siis, kui ka mina tööle tulin. Et siis ka see, kus tegelikult, ütleme, testiti seda müügikeskkonda nagu väikses mahus, mis siis kunagi tuli Virusse, eks ju. Ja ta lõpuks ikkagi ei õigustanud ennast sellises formaadis, et kaubamaja on ikkagi nagu asukoht, konkreetne asi. Ta on asukoht ja ta on ikkagi see tervikkooslus, et sul ei ole natuke moodi ja siis ütled, et see on kaubamaja, inimene ei usu seda, et inimene tahab saada seda, mis ta saab, et aga ta on ikkagi selles mõttes selline ainulaadne organism, nagu ka maailmas, aga need on väga vähe, kes tänaseks seda kaubamajade kontsepti nagu hoiavad. Kuule, aga ma mõtlen, vaata inimese teekond, ma just mõtled kommunikatsiooniteekond, aga et kui võtad tavaliselt, kes esmataiba kaupu müüvad, või nendel on nagu sellised neljanurksed pinnad, eks ole, ja siis sealt vahelt sisse juhitakse ja ka juhitakse. Aga kuidas teha kaubamajalt, mille on nagu mitu nagu levelit ja üldse laiad, et kuidas sa seal nagu juhid seda inimest, et sa kupongide teemat rääkisid, aga sa ei saa kogu aeg kupongi jagada, No jah, eks sa siis loodadki, et ühel hetkel tal õpib ära, aga selleks kulub aastaid, et see on väga hea küsimus selles mõttes, et infograafikaga oleme väga palju vaeva näinud, omal ajal nägime eriti, kui see uus maja tuli, et vana maja on tegelikult ilus ja loogiline, eks ju, et seal ei ole midagi keerulist, aga nüüd, kui see Viru tuli juurde, siis see oli tõesti, ja inimesed siiamaani ikkagi tuleb mõni vanaproua sealt peaoksest sisse ja küsib, et vaatab, et kuigi need kingad on seal olnud 15 aastat, kus siis kellad nüüd on, eks ju. Et selles mõttes, et see on ikkagi nii raku mälus ka. Aga tead, see on hea, räägime selle läbi, et vaata, inimestel on tõesti erinevad ajalised mõõtmed, on ju, ja et kui meil nagu tundub, et kuulge, et siin pole äri toimunud juba nagu pikalt, eks ole, selles asjas, on ju, et siis inimese jaoks oli just eile, on ju, et mul on, eks ole, Kissellist nüüd niukene, kui ma Teres olin, on ju, et meile tuli, me tookord ei tootnud mingit Kisselli, eks ole, ja tuli nagu järelpäring, et kuulge, et alles oli Kissell müügis, et ma ei leia enam kuskilt, on ju, ma mõtlesin, et mina olen olnud siin juba 5 aastat, mitte mingit Kisselli meil ei ole, on ju. Ja siis hakkan uurima, et jah, on ju, umbes mingisugune nagu 10 aastat tagasi oli Kissell müügil, tema jaoks alles oli, on ju. No just. Ja kas tal on nagu vale, ei ole, on ju, tema nagu oli tarbija, on ju, et kus on müügi. Et see on see sama asi, kus ta seda kella ostab. Klient ütleb ja küsib, et kus on kellad ja samamoodi, kui ma tulin nüüd juba tagasi kingaäridest, kus ma vahepeal siis olin turundusjuht tegelikult, ega ma ei ole kogu aeg kaubamajas olnud, et kaubamaja ju siis, kui mina tulin, siis hakkaski ostma neid kasuguseid ettevõtteid kokku ja see grupp hakkaski siis moodustuma, eks ju. Siis samamoodi spordimaailma ju me sulgesime jumal hoidku, see on ikkagi 10 aastat või mis rohkem, enam ei mäletagi, eks ju. Ja ikka keegi tuleb ja imestab, et seal on lastemaailm üleval, et see on selles mõttes selline Kisselli case ikkagi kogu aeg. Kuule, sa mainisid ka, eks ole, et mingi moment sa tegelikult läksid jalatsi ärisse, ütleme, et siis spetsiifilisse ärisse seal samas grupi sees, et kuidas see siis nagu teemaks tuli üldse? Et ma olin... Sa oled jälle tubli olnud, äkki juhid seda ka? Ei, selles mõttes ma siis tegingi ju jällegi oma väikse lapse ootuse pausi seal ja siis ma olin jälle rahulikult kodus, kui selguski, et suurtükk
suurtüki, selline ettevõtte Suurtüki Nõha ja Kingaäri oli meil väga tugev bränd ja ABC King, et mõlemad siis ostati ära. Suurtüki, see oli siis vanalinnale, eks ole, selle tänavale viitav. Jah, just, et Suurtüki sai Suurtüki sellest siis tänavast asukoha, aga tegelikult tal olid poed üle Eesti igal pool kaubanduskeskustel ja siis ABC King jällegi Soome taustaga, eks ju, täiesti 2 erinevat ettevõtet. Kaubamaja Grupp need ära ostis ja mina siis ei tulnudki nagu nii-öelda siis kaubamaja osakonna juhatajaks tagasi, vaid mind siis kutsuti siis selle uue ettevõtte, mis on siis TKM King oli, on ju, selle turundust juhtima ja minu suur ülesanne siis sai olla kõigepealt ja siin näiteks tuleb Urmas Pastarus ka väga mängu, eks ju, et me siis oma tiimiga seal nii arenduse turunduse poolel positsioneerisime tegelikult need brändid siis lahku, sest nad olid täpselt ühesugused, eks ju, lihtsalt oli hunnik poode ja siis sündis selline bränd nagu Shoe, eks ju, tänaseks nad on mõlemad siin läinud elavate kirjast kuhu iganes, eks ju. Aga see oli siis jah, selles mõttes selline ka võib-olla tagantjärgi vaadates nagu selline uskumatu hetk, et kui sa absoluutses majanduslanguses, kus sul on raha, on täpselt 9 või 5 plakatit oli meil võimalik osta välimeediasse ümber Rocca al Mare keskuse, et nüüd avatakse uus kingapood Shoe oli siis see odav bränd, eks ju, kus olid kastilauad, mida me jällegi käisime vaatamas Saksamaal, kuidas tehakse Deichmann ja nii edasi, kes kõik nüüd on praegu siin. Kes nüüd on täna siin, eks ju, siis tookord ei ole, istusime seal, vaatasime, et niimoodi vist tehakse, siis tegime ise mööblijoonised ja see kontseptsiooni loomine nullist on ikkagi väga-väga suur väljakutse ja meil on olnud nagu õnn seda nagu teha siin ja väga heal tasemel, eks ju. Ja ABC siis jäi siis nagu preemiumi poole peale. Ja see Shoe avamine oli siis selline Rocca al Mare keskuse avamise tema varastas, et kuna meie agentuur pakkus välja väga julge idee ja mina olen selles mõttes, julgesin seda teha, siis meil oli siis see, et 100 esimest said 100 krooniga vist, see oli veel krooniaeg saapad. Ja see lõppes sellega, et see rüselemine oli niimoodi, et ta oli siis pool päeva kõikides portaalides esiuudis. Pärast me arvestasime kokku, et see oli umbes 500,000 tasuta reklaami, et absoluutselt iga inimene õhtuks teadis, kõik telekanalid, kõik asjad, eks ju, loomulikult võib siin nagu praegu arutada, et kas see oli nagu eetiline või ei olnud, aga me ei plaaninud seda päris nii ja me plaanisime, et lihtsalt saaks poe käima, on ju. Ja see oli see päev, kui ma mõtlesin, et huvitav, kas ma olen nüüd hommikuks lahti lastud või siis mul läks väga hästi, on ju. Ja siis selgus, et mul läks ikka väga hästi, sest see oli 500,000 tasuta reklaami ja absoluutselt iga inimene teadis, et selline bränd nagu Shoe on turul. Ja kui me avasime riburadapidi, siis mingi 12 poodi järjest iga kuu, see oli meeletu tempo, siis me ei pidanud midagi tegema. Inimesed lihtsalt tegid uksed lahti ja vaata see mitut asja, mida sa nüüd puudutasid, et üks on see, et me nagu turundajatele võtame nagu enda karjääri riske pidevalt, on ju. Mingi väikse asja pärast on ju, tegelikult sa ei tea, kas sul homme on tööd või ei ole. No täpselt nii. Et teed mingisuguse otsuse ära, et see on üks asi. Teine asi, mis sa ütled, vaata, et kui muidu oli selline väga selge nagu asukohaga kaubamaja, on ju, siis osteti tegelikult äri, mis oli ju, kogu mõte oli nagu võimalikult laiali olla, on ju. Ja see mingi aeg ikkagi nagu õnnestus ju, et sellel kategoorial oli selgelt nagu minekut, on ju, lihtsalt etteruttavalt ma saan aru, et tegelikult mis muutus oli e-kommerts, eks ole, jah, selles valdkonnas väga paljulti või ja siis nende välismaa suurte tegijate sisse tuleb. Pigem ei olnud see e-kommerts kingades, et seal oli ka enda poolt võib-olla valesid otsuseid, mina olin siis juba kaubamaja turundusdirektorina tagasi, et ma tulin ju 2 korda olen ju kaubamajas olnud, et siis olin juba nagu juhtkonna levelil. Et siis seal oli ka, aga teine asi on see, et võib-olla magati maha mingisugused trendid, et palju sa täna kingi näed, eks ju, linnapildis. Sa mõtled nagu tootevaliku küsimus? Ma mõtlen tootevalikul, et brändidel ennast nagu turunduslikult nagu kommunikatsiooni mõistes on täda midagi. Aga võib-olla see tootevalik, et kõik see tossude tulek ja kõik see asi, et see nagu ei soosinud mingisuguseid selliseid nagu ABC kingalaadseid, selliseid nagu fancysid asju.
Siis oli teine, see shoe pool läks võib-olla liiga odavaks, ehk siis väga palju oli Hiina tarnet, on ju. Mis on juba kvaliteedi küsimus, et mitte hind ei ole, et see polnud enam usutav, eks ju, et noh, seal olid nagu, ma arvan, et seal olid nagu need tegurid ja muidugi see, mis sa mainisid, et kõik need ketid ka nagu tulevad suurte mahtudega, saavadki nagu noh, teiste hindadega paremat kvaliteeti pakkuda. Et seal oli nagu mitmeid asju, aga jah. Aga tead jälle veel üks huvitav asi, et räägime selle üle, et see niisugune premium või siis nagu mitte premium ja allapoole keskmise, et ma olen nagu mõelnud, et puhtteoorias on see kõik ära räägitud, on ju, et sul on see mingi nagu floor seal ja siis ceiling ja see ceiling on rohkem nagu emotsionaalne, kui palju on inimene ja mulle nagu tundub, et see kaubamaja on, eks ole, pigem nagu keskmiselt kallimas nagu segmendis tegutsenud, et noh, jällegi isegi Stockmanniga nagu võrdväärsed brändid on olnud, võib-olla mõned asjad on neil olnud ka kallimad, on ju. Ja nüüd loogiline on see, eks ole, et me kõik ei ela selles maailmas, on ju, ei ole seda sissetulekut, on ju, et peaks nagu kõrvale tegema sihukest nagu taskukohalisemat, on ju. Ja noh, Kalevis me ka omal ajal mõtlesime, et odavad brändid tuleb nagu Venemaa tookordse kommi vastu ja nii edasi. Lansseerisime toote ja tegelikult me kukkusime läbi selles, on ju. Ja mul on niisugune nagu tunne, et kas ei ole ikkagi see, et me oleme mingis asjas nagu head, me tunneme seda, noh, klassikaliselt, kui me oleme teinud ettevõtte, me tunneme seda segmenti jube hästi ja seal me olemegi head, kui me läheme nagu ikkagi teise segmenti, siis me ei pruugi olla seal head, on ju. No seal on pigem isegi võib-olla üks asi jah, nagu sa ütlesid, et kas ta on premium või mitte, on ju, aga see on ka väga erinev asi, mis on ketiäri ja mis on siis nii-öelda see kaubamaäri, et miks tegelikult ka, noh, ma olen seda meelt, et kui sa midagi teed hästi, tee seda ja tee veel paremini, on ju. Et noh, teisest küljest meie grupil on väga häid näiteid, kas või ILU poed, kas või see sama autoäri, mis on tegelikult täna meil ikkagi väga, väga suur, on ju, väga suur risk oli hakata sellega tegelema. Ja hoopis teine toode nagu. Ja hoopis teine toode, eks ju. Ja ometi see on nagu õnnestunud, aga noh, mõned asjad on jah sellised. Aga noh, ma mõtlen veel, vaata jälle turunduses öeldakse, eks ole, et kaubanduse liike on, eks ole, täisteenus, iseteenus ja siis on selline semi vahepeal, on ju. Et noh, kaubamaa oli tegelikult täisteenus nagu ettevõtte, on ju, et sulle tuli inimene, et pakkus sulle kõik, on ju, mis sul on vaja, on ju, noh. Ja kui sa räägid sellest shoe nagu odav, selles lahendusest, ta nagu tegelikult ei ole mõeldud täisteenusena, sest see mõte on, et sa näed ise, jah, see teenindaja on seal nagu juures, on ju, et noh, et kui sa nagu ei leia, aga sellel on oma põhjus, eks ole, täisteenus maksab palju, on ju, jah, sa pead rohkem inimesi palkama, sest ei saa nii öelda, et eks ole, et tuleb inimene ja sa arvestadki ühe inimesega tunnis, eks ole, et sa pead ju panema rohkem neid teenindajaid, on ju. On mul nagu õigus selles mõttes? Ja noh, selles mõttes ega sellel Jalatsi äri positsioneering oli väga loogiline ja ka teeninduskontseptsioonid ja kõik, mis sinna juurde käisid, et see shoe oligi, ta oli odav, ta ise võtsid kasti lauast, endale numbri proovisid ära, teenindaja tuli pani karbid natukene ilusamini, eks ju. Et ta ei, nagu paigutaja loogika. Jah, ta on paigutaja ja kassapidaja. Et, ja ABC King vastuvõrus on see, kes kiidab sinu valikut, toob sulle tagaruumist siis selle uue baari, eks ju, soovitab veel midagi, et noh, need olidki täiesti kahele erinevale segmendile mõeldud. Aga ütle mulle, kuidas sa praegu tunnetad, kus on Eestis, noh, igal pool on mingid tarbijaskonnad, aga kus on põhitarbijaskond? Siin ühes äärmuses, kus teen kõik ise, teises äärmuses kõik tehakse ära või siukene nagu hübriid või? See on $1 miljoni küsimus, et arvestades, et meid on nii vähe siin, eks ju. Et täna on ikkagi see, et inimesed on ikkagi väga iseseisvad, eriti mis puudutab nagu noori, on ju. Et kas või juba e-poed, eks ju, annavad selle indikatsiooni, et sa tarjun nagu ikka ruttu kõike saama, on ju. Noh, teisest küljest on ju trend ikkagi see, et meil on järjest palju rohkem vanemaid inimesi, eks ju, et me kõik jääme siin vanaks ja tahame nagu ka kuidagi, eks ole, ka inimese moodi elada ja me oluliselt ilmselt erineme oma tahtmiste ja elustiiliga sellest, mis olid meist põlvkond eespool inimesed, eks. Et ma arvan, et selles vaates jällegi on seda teenindust ikkagi see kuskil ei kao, on ju. Aga vaata, kas oled sa sellega nõus, sa oled palju välismaal käinud ja nagu sa ütlesid ka nendes teistes kaubagruppides, et meile on nagu, ei ole nagu DNA-s sees, et me nagu ootame, et meid teretatakse ja öeldakse, et kuidas ma saan teid aidata, siis mõtled, miks sa tuled mu käest küsima, ma tahan vaadata, ma ei tea, on ju, mida veel, et see nagu surve ja mujal maailmas, eriti Ameerikas on ju see nagu täiesti tavaline, eks ole, et siuke nagu võib-olla osa viisakusest, et kuidas sa seda niisugust nagu noh, distantsi. Ameerika on muidugi see ühes äärmuses ja Eesti võib-olla teises, aga noh,
mida nagu, muide kaubamaja kunagine toidumaailm, kui ta asus seal Kaubamaja tänaval veel, mis oli seal trollipeatuse vastas, et ma ei olnud veel siis kaubamajas ei töötanud. See olid kassapidajad esimesed, kes hakkasid tere ütlema. Sa kujutad ette praegu, et sa lähed kuskile ja kassapidaja ei ütle mitte midagi. Noh, kui sa sinna kassasse üldse jõuad, eks ju, kui sa seal oma posti juures oma asju ei tee, et noh, seda esiteks ja noh, teiseks noh, ilupoodis me näeme ikkagi selle mindsetiga nagu väga vaeva, et inimene julgeb, Eesti inimene väga julgeb abi küsida, aga sa pead hästi ära tunnetama selle hetke. Millal tal seda vaja, tähendab, vaja on tal igal juhul. Aga kui sa liiga vara küsid, siis ta ongi täpselt, jäta mind rahule, ma tahan ise vaadata ja nüüd ma olen minema, eks ju, et ma ei taha midagi. Aga see, kui noh, ütleme, et pool võitu on see, kui sa ikkagi selle tere ütled esimesena ära, kui ta poodi tuleb. Et noh, seal on 2 põhjust, eks ju, tegelikult tänapäeval eriti on, et noh, meil on koodnimi on sellega, et ema tagant ei varastata, on ka, et noh, see hoiab ka vargale, paneb et kohe sa nagu näitad fookusega, ma nagu tean, et sa tulid. Ma tean, et sa tulid, just nimelt. Ma tean, et sa tulid, see on puhas psühholoogia, ma märkasin sind, mul on hea meel, et sa siin oled, eks ju, võib-olla mõnel on mingid teised tegevused plaanis, aga siis ta ka teab, et ta on märgatud. Ja noh, siis on nagu see hetk, et sa lased tal olla, eks ju, selle normaalse aja on ju, ja siis ikkagi. Kuule, aga ma mõtlen seda praegu, kui noh, ma ei ole nii palju kaubanduse peale mõelnud, aga et kas seal ei ole see, et kui on väga suured pinnad ja ma tulen sisse, see on nagu anonüümne minu jaoks. Üks bränd on küll olemas, aga ta on nagu anonüümne, need inimesed ka seal on anonüümsed. Mida nagu noh, intiimsemaks see keskkond läheb nagu ka ruumi suuruse mõistes või ta on hallatav, eks ole. Seda rohkem on nagu tunnetatav võib-olla seda mitte anonüümsust ja siis on nagu loogiline, et see inimene tuleb, et see on nagu mina siin selle eest vastutan ja mina olen tere, et noh nagu, et kas see niisugune nagu ootus siis, et mind teretatakse siis on nagu loogilisem kui siukses hästi suures pinnas või? Ma ei tea. Noh, mõnes mõttes kindlasti on sul õigus selles suhtes. Prismas või see, ütleme Selveris ka tavaline isegi, kes on paigutaja, ta ei ütle mulle ju tere. Paigutaja ei ütle tõepoolest tere, aga kassapidajad ütleb. Ja siis ma olen juba lõpuprotsessis. Tegelikult loogika järgi, kui ma tulen sisse, oleks seda nagu tunnet vaja alguses. Jah, noh, võt supermarketi osas ma ei oska nagu öelda, ma arvan, et see oleks päris imelik, kui seal puuvilja juures keegi seisaks ja teretaks, aga noh, muudes. Aga miks ei võiks olla? Aga miks ei võiks teisest küljest, miks mitte? Et seda võiks see on meie nagu meie pood siin on ju, tule vali on ju, noh. Ja. Aga noh, alati jääb, et rääkides seda, et kas sa tahad personaalset teenindust või mitte, noh, ma arvan, et on inimestest kõige kinni ka, mida ta tahab või mitte, et ma olen nagu oma silmaga näinud pealt näiteks kaubamaas sellist stseeni, kus müüja, eks ole, meesterahvas seisab koduosakonnas, seal patti vaatab tekke, noh, ilmselgelt sellise lost näoga on ju, üks müüja teenindab teist klienti, teine läheb pakkuma talle abi, noh, näha on, et inimene on segaduses ja ta ütleb talle raudselt, et ma ootan, kui Milvi vabaneb, et ma tahan tema käest küsida. Ja see tähendab seda, et seal ei ole vahet, kas see on suur või väike. Ta on eluaeg käinud siin neid selle Milvi juures voodipesu ja tekke ostmas ja tal on aega küll, aga ta usaldab teda ja noh, see on tegelikult, kas see on väike või suur ja noh, need on nagu niisugused hetked, kus sa nagu turundajana mõtled, et äge maja. No jaa, aga kui sa ütled ka, et seal see keskmine nagu aeg, kui inimene on olnud seal tööl, on ka nagu pikk, aga kuidas see näiteks on boardid, noh, et see, mitte et sa ise, aga nagu organisatsioonina on boardid sellised teenindajad siis, et noh, et sa pead ära tunnetama, et sa pead olema nagu niukene, et sa oled avatud, aga et sa nagu ei ründa ja siis sa nagu vaatad, et nüüd toimus seal silmapilgus mingi muudatus ja ma pean minema nüüd. See on, noh, seda noh, ilu poole pealt ma võin rääkida, on kauplusjuhatajate vastutusala, eks ju. Ja see ongi kohutavalt raske ja ega mõnega ei tulegi välja, et ta võib olla mõnes asjas väga hea, aga võt tal ei ole seda taju, eks ju, et ta ei, noh, seda nagu tere tulemast. Või näiteks stiilitunnetus, võta näiteks, noh, võib-olla on erinevad asjad, on riie versus jalad, võib-olla need on üks kategooria ja siis on see nagu lõhna küsimus, aga et noh, et mille järgi sa nagu tajud, mis talle võiks minna, selles mõttes, et ta on ühtmoodi nagu riides on ju, küsimus on, et kas nagu minna ja proovida pakkuda seda, mida tal juba on või midagi hoopis teist on, et noh, me oleme ka suhteliselt konservatiivsed, ma arvan, väga paljud on ju. Et kuidas sellesse üldse nagu suhtutakse? Noh, eks igal heal teenindajal on omad nipid, eks ju, et nende küsimustega nagu ikkagi, noh, põhiline on ikka kuulata, mis klient räägib.
aga sa pead mingid avaküsimused suutma sellest nagu teha. Absoluutselt, et noh, eks ikkagi alustatakse sellest, et kui ta endale otsib midagi, et siis vaadatakse, mis tal on seljas või jalas, on ju. Mitte päris niimoodi on ju, aga noh, sa nagu umbes või mis lõhna ta on ennem kasutanud, eks ju, kui me räägime parfüümidest. Ja siis sealt saab ju edasi minna, eks ju, et kas midagi pigem sarnast või hoopis midagi julget. Või noh, see on nagu müügipsühholoogia, mida siis igaüks, kes hästi müüb. Nagu aga noh, oled sa nõus, et selles äris on see osa nagu meeletult suur, et sa võid nagu kommunikatsiooniga nad sinna meelitada, aga kui seal ta siis nagu põrkub, no siis on täielik jama, eks. Ma olen väga nõus sellega ja alati olen ka oma kõikidel nagu sisekoolitustel asja rääkinud, et noh, turundus võib pea peal seista, et sa võid teha sellise kampaania, et kukub pikali ja noh, siis on nagu võtmeküsimus on see, et kas see teenindaja üldse teab, noh, et see kampaania on olemas, eks ju, et kui see teenindaja on nagu kuu pealt kukkunud, eks ole, ta tuleb, ma olin puhkusel nädal aega või 2 ja ma ei tea üldse, mis siin toimub, et kas ta oskab seda pakkuda, et see on kõige kurvem, et kui, ja noh, ma ütlen, see süsteem on nii suur, et sa võid teha mingisuguse väga-väga hea kampaania, nagu kui me võtame turundust nüüd kommunikatsiooni mõttes, noh, mida ta tegelikult ei ole, ta on nagu ikkagi tervik, on ju. Siis kui kaubandus näiteks, noh, ma ei tea, ei tellinud laost neid piisavalt neid asju, noh, ongi lihtne. Raha ju jäi tulemata. Ütle mulle, kas Eestimaal elav inimene, ja seal on nüüd Eesti, Vene, eks ole, natuke erinevad kogukonnad ka, on ju, ja veel välismaa kogukond on meil siin sees, on ju. Kas nemad on sinu meelest sellised trenditeadlikud olnud juba kogu aeg või mitte, et nad nagu rahvusvaheliselt trende õudselt jälgivad ja nagu nõuavad neid või on nagu pigem nagu konservatiivsemad, kui võiks öelda, ma ei tea, mingisugused teised rahvad või? Sa mõtled praegu nüüd just neid teisi kogukondi, mitte eestlasi? Ei, no ma ütlen nii eestlased ja noh, seal peabki eraldi võib-olla neid vaatama, et kas Vene kogukond on teistsuguse nagu suunitlusega kui Eesti kogukond. Kindlasti maitsed on hästi erinevad, kui me räägime moekaubast. Aga noh, mis on muidugi praegu, noh, ma olen rohkem ikkagi, ütleme, äri mõttes täna nagu seal ilu poole peal on ju, siis selge on see, et see on järjest globaalsem. Ehk siis kui mingisugune asi läheb viraalseks TikTokis, on ju, siis noh, piltlikult öeldes on Rocca al Mare kooli poisid, eks ju, lõhna ümber ja tahavad endale kõik Jean-Paul Gaultier järsku, eks ole, bränd, mida peaaegu oli välja suremas pool aastat tagasi. Et noh, see ikkagi käib nii ruttu ja see ei ole nagu, see ei ole enam mingist rahvusest ega mingist muust asjast, aga noh, klassika. Sa mõtled just nagu noortemat. Ja ma mõtlen nagu seda meedia, noh, ma ei oska öelda, ma ise olen ka vaatan TikToki on ja niimoodi, noh, ma ütlen, et ka minu poe juhatajad, nad on näiteks, noh, iluvaldkonnas on see nii suur trend, et sa ei tea, mida tellida. Aga ütle see, kuidas see tarneahel on muidu pikk, eks ole, ütleme, et see sama näide nagu oli, no ma eeldan, et sa peaks siis tegutsema, eks ole. Sa peaks tegutsema. Kas see on nagu võimalik üldse või? See on, noh, tavaliselt, ütleme siis ilu poole pealt on ikkagi see tarne on, seal on distribuutor, eks ole, vahel. Ja nüüd on küsimus, et kui mingi asi hakkab nagu trendima, siis on distribuutorina, noh, ka mina ise tean, kuna ma olen distribuutor, eks ju, siis sinu asi on ruttu tellida see ladu noh, endale sisse, eks ju, et sa oled kursis sellega, et see juhtub nagu päevadega, et kogu maailmast on näiteks mingisugune toonik otsas, eks ju. Eks sa räägid jälle tegelikult kiirusest, et see kiirus on veel suuremaks kiiruseks läinud. Just, ja ütleme, ja omakorda, kui see distribuutor on, siis nagu tal on ladu täis või tal on lihtsalt õnne olnud, et ta on just ära tellimise teinud, siis on küsimus, milline jaemüüja on kiire ja milline, et kas sa ootad oma tellimust nagu siis, kui et me siin teeme korra nädalas ja vaatame siin nagu neljapäeval ja või sa lihtsalt nagu saad aru, et nüüd on mingi jama käes ja saad aru, eks. No okei, et sa ütlesid noorte kohta, et nad on sellised nagu suhteliselt homogeensed juba võiks öelda ka rahvusvahelise sellega, aga kui sa vaatad eestlast versus vene rahvusest inimest, kuidas tema tarbimisharjumus nagu trendide suhtes on? No ma ei oska öelda tarbimisharjumust, aga noh, ütleme maitse mõttes on venelane ikkagi kindlasti sellisem nagu kullem ja karram ikkagi veel, eks ju, et tema ei häbene selles mõttes, et olla ilus on ju, et eestlased on kindlasti rohkem moe mõttes sellist Skandinaavia suunaga.
Aga mis puudutab jah ilu poolt, siis seal on ikkagi, seal ei ole väga vahet, on ju, et noh, inimestel muidugi ütleme, et mingis vanuses on kindlad brändieelistused, aga see järjest nagu muutub, et see on nii juba segatud, et no, keegi ei saa kindel olla. See on nagu huvitav see Vene ja Eesti nagu erisus, eks ole, ja noh, praegu meil selle sõja tõttu me üldse nagu eriti nendel teemadel ei räägi aga noh, klassikaliselt tõesti, noh, et isegi, ma ei tea, kollektsioone tehti ju niimoodi, et me peame arvestama, siin on mingi protsent ja nad tahavad kulda, nad tahavad sinist, siukest läikivat, on ju, nendes disainides ja eestlane on selline just Skandinaavia või siis Hollywood, eks ole, hoopis teissugune. Et noh, nüüd võib-olla isegi see ei ole nii palju nagu moraalselt lubatud, et me neid erisusi teeme, eks ole, ka nendes asjades, et me hoiame sellist nagu tavapäramisemat nagu joont, on ju. Sa said, eks ole, nagu tegevjuhiks vahepeal, eks ole, kui see ettepanek tehti sulle, kas see oli jälle mingi niisugune, et nojah, või et noh, loomulikult või et kas sa ei mõelda, et okei, et ma olen teinud nagu valdkonda ja ma olen seal palju ja ma tean seda, aga tegevjuhtimine on ikka tegevjuhtimine, et see on nagu teine asi ju. Muidugi mõtlesin loomulikult ja eks ma ütlesin ikka ära ka kõigepealt, eks ju, kõigepealt tuli ikka kiire ei, on ju. Et ja siis läks mõni kuu mööda ja noh, siis ma olin võib-olla siis nagu selle ideega elanud ja siis tuli see on ju. Ma olin siis ka juba olnud 3 aastat Kaubamajas tagasi Kaubamaja turundusdirektorina ja see oli kohutavalt põnev aeg, et me jällegi renoveerisime ju kogu naistemaailma, uue lastemaailma loomine, kõik noh, täiesti selles mõttes nagu algosadeks nagu ka organisatsiooni lammutamine mõnes mõttes, et struktuurimuudatused, kõik asjad ja ma olin nagu väga inspireeritud seal kogu sellest tegevusest ja ma arvan, et see on nagu üks väga äge töökoht, eks ju. Ja sellepärast ma ikkagi väga raske südamega selle ukse nagu noh, mitte päris ei pand ka kinni, eks ma saingi sealt selle grupi turundusdirektori ju päranduseks kaasa. Sest ilma ei tule, kui ma saan ikka turundusega natuke olla. Põhimõtteliselt, sul võib isegi õigus olla, kas ma nii päris ütlesin, aga noh, kuna see Kaubamaja grupil nagu mingit turundusinimest ei olnud ja ajalooliselt kogu partnerkaart ja ka grupi börsitegevus oli niikuinii Kaubamaja turundusdirektori üks osa on ju. Ja noh, selles mõttes see oli ka sellel hetkel võib-olla loogiline, sest et kui tuli teine inimest, tema sellest valdkonnast ei tahtnud mitte midagi, eks ju, et noh, see Kaubamaja on juba piisavalt ise suur amps, eks ju, ära ampsata. Et ma sain selle pärandi kaasa ja muidugi ma esiteks, ma olin kurb, on ju, mõtlesin, et mulle meeldib ikkagi turundust teha ja nüüd noh, see tegevjuht, noh, see on ikkagi selles mõttes, noh, koera amet on ju, et ega sa tegeled ainult probleemidega, et teised inimesed teevad neid toredaid asju, eks ju, ja sina sekkud siis, kui on, noh, on vaja mingisuguseid probleeme lahendada, no vähemalt see on minu filosoofia, et ma ei mikromanageeri, ei ole kunagi seda teinud, eks ju, et mul on ikkagi inimesed olnud, kes vastutavad oma valdkonna eest ja teevad seda hästi, et ja noh, see oli väga harjumatu alguses. Ma mõtlen, et ma hästi suudan nagu suhestuda siia, et mul oli täpselt analoogne olukord, kui ma olin ju Kalevis juhatuse liige, vastutasin turunduse ja tootearenduse eest seal on ju. Ja toimus meil see meedia nagu tekkimine, eks ole, ja siis Oliver ütles mulle, et noh, et äkki sa siis ikka hakkad seda meediat juhtima, siis ma mõtlesin, et ma olen turundusest ka nagu ära minna, jah, mund huvitab see, ma olin selle algusest peale, on ju, selles meedia juures Kaalas on ja siis oli ka kokkulepe, et ma jään siis kogu gruppi, no meile seal tered, et selle nagu turundust koordineerima, on ju, et ma nagu kuidagi nagu ei tahtnud nagu ikkagi päris sellest turundusest loobud, et see natuke mulle näitab, et see, kellel on see näpp, on seal turunduse poolt võetud, et see ei taha nagu elu lõpuni päris sellest lahti lasta. Ega ei ole ja ma arvan, et iga tegevjuht on ka ikkagi selle valdkonna nägu, kus ta on tulnud, et kui sa oled ikka finantsist tulnud, siis ilmselt see on see koht, kus sa mida sa armastad, on ju. Ja sellest sa oled ka võib-olla tugevam ja noh, ega ma turunduses ikkagi noh, ütleme nii, et noh, eks neid ideid ikkagi tuleb ja ma pean endale aru andma võib-olla, et ei ole kõiki ideid vaja oma meeskonnale nagu ka nagu välja pritsida, eks ju, et noh, see lihtsalt ei ole sobilik, eks ju, et no aga kui seal nüüd tegevjuhtimise amet nagu reaalselt oli juba, mis sinu jaoks kõige suurem üllatus oli, et mille peale sa nagu varem ei olnud mõelnud, et sa võisid eeldada, et seal on palju muresid kogu aeg, sa lahendad neid, on ju, aga et mis seal oli nagu, ütleme siis, mis olid kõige nagu meeldivamad üllatused võib-olla ja mis olid sellised, et sa mõtlesid, issand, ma selle peale üldse ei tulnud ja see on nagu ka nii suur osa nagu sellest tööst ja teelik jama, eks ole.
tead ma ei noh, ega ma ei taha nüüd öelda, et see oleks nüüd kõik kogu jama, mida ma olen 10 aastat ei, ma räägin seda. No. Ja lihtsalt noh, võib-olla ma ei oska öelda midagi sellist nüüd, mida ma ette ei kujutanud, võib-olla päris ei olnud, on ju. Ma teadsin, mis on võtmeasi minu jaoks, on saada õiged inimesed paika õigetele positsioonidele. Mul on olnud nagu selles mõttes väga suur õnn, väga ägedate inimestega koostööd teha. Ja noh, ma selgelt ka tunnetan võib-olla neid oma nagu, kus ma ei ole nii tugev ja mul on hästi oluline, et mul on kõrval väga tugev finantsjuht, eks ole, kes mind maa peale tõmbab, on ju, kogu nende ideedega, et ega seal pole vahet veel hullem, kui sa oled veel tegevjuht ja siis sa kukud seal lammutama, et noh, see turundusjuhi saab veel kuidagi tõmmata maa peale. Ja noh, mis seal võib-olla oli see, et jah, et noh, eks see inimeste juhtimine on ikkagi alati väljakutse, aga no seda ma olin enne teinud, sest kaubamajas ju ikkagi ka turundustiim koos väljapanekuga oli ikkagi üle 30 inimese, on ju, et noh, selles mõttes see oli nagu juba riik riigis. Kui sellest vaata agentuurid tihtipeale ei anna endale aru, et meil on päris palju turundustiime, laiendatud turundustiime, mis on suuremad kui nende agentuurid kokku, eks ole? Absoluutselt jah, et selles mõttes, et turundusjuht võid see olla kuskil üksinda, eks ju, aga sa võid ka olla nagu ikkagi nii suure valdkonna eest vastutav, et mis ongi aastüüni, on ju, et noh, kaubamajas see juba oli, et noh, see mind nagu ei rabanda ja noh, eks ja ma teadsin, et ka probleemid hakkavad tulema inimestega nagu ka rõõmud, on ju. Kuule, aga ütle, kas sa täna defineerid ennast, sa küll olid nõus õnneks tulema mulle siia laua taha, on ju, aga sa defineerid mitte turundaja ennast, vaid pigem sa oled ikkagi nagu juba nagu tegevjuht? Ma jah, ikkagi ma mõne aja ikkagi olen turundusest nii eemal, et ma endast turundusjuhina küll ei julge enam defineerida. Et noh, selles mõttes see on jällegi selline heas mõttes aukartus ka, et kui sa ikkagi igapäevaselt ei hoia ennast nagu teatud levelil, kas või nende meediatega, mis on täna ja nii edasi, mitte et ma sellest ei teaks, mind see huvitab, ma tean sellest ikka kogemata, on ju. Aga noh, see üks asi, kui sa tead ja teine asi, kui sa oled nagu hands on, on ju. Et ma tean nii palju loomulikult, kui minu turundusjuhiga on väga hea koostöö või ka teiste grupi turundusjuhtidega ja ma nagu high level ikkagi hoian ennast kursis ka nagu kõikide asjadega, aga ma pigem ikkagi olen täna jah, nagu tegevjuht. Kuule, sellest kaubandusest ma tahan veel nii palju küsida, et kuna sa ILU-d juhid, et see on ka nagu pinna mõistes nagu sellises noh, limiteeritud pinnal, eks ole. Ühik on ka väike, on ju. Et kas ma olen õigel teel, kui ma ütlen, et tegelikult sa sellist kasumlikkust ja käibe nagu muutust ja sa vaatad sentimeetrite pealt või? No põhimõtteliselt riiulik kaupa ikka, päris mitte sentimeeter. Aga see pudel põhimõtteliselt, ütleme, et see pudel on mingi 10 sentimeetrit, võib-olla on ju? No see, ütleme, et ta ikkagi on 10 sentimeetrit on natukene liiga vähe, sellepärast, et brändi tõsiselt võetavus on 4 riiulit, eks ju. Ehk siis selleks, et ta tuleks välja? Jah, et see üldse tuleks välja. Kui sa paned mingi ühe asja sinna riiulisse, siis niikuinii ei müü, eks ju. Selleks, et noh, ilu on ikkagi selline, noh, seal on ikkagi, noh, brändid on selle tugevus, eks ju. Ja kogu see kontseptsiooni ehitus on ikkagi ka see, et nagu bränd oleks ka selgelt arusaadav. Ja siis ongi tegelikult väga lihtne, et kas see bränd, mille miinimum ongi, noh, okei, ta võib mõnel lõhnabrändil olla ka 2 riiulit, kui see sortiment on väga väike. Kui ta ikkagi ei tööta, noh, siis peab midagi riiul on sul olema. Siis paar meetrit või 1 meeter? 50 senti? Mis ta on, 60 senti, jah. Aga sa vaatad niipidi, on ju. Ehk see nüüd eeldus, et keegi tahaks ilumaailma tulla, siis tal peab olema juba sortimenti suurus ka olemas, eks ole, et üldse väga, eripoodidesse saada sisse. Väga keeruline on tulla ühe tootega, väga palju me peame ära ütlema selles mõttes selliseid asju, et ta lihtsalt kaob ära, et see valik on ju meeletu. Ja selle väljapanek, noh, kuigi meil on erandeid ka mingisuguseid, mis on mingi ala üks asi ja see üks asi müüb ja müüb aastakümneid, on ju. Aga noh, selles mõttes see on ikkagi väga suur erand, et aga nüüd ütleme, et vaata palju ette heidetud, on ju, et just nendele, kes sortimendi otsustavad, et näete, on ju, mina ei saanudki, on ju, nii edasi. No jätame selle ühe ühiku kõrvale, aga näiteks, et kuidas sa jällegi nimetamata ühtegi brändi või asja või situatsiooni, et kuidas sa üldse nagu meeskonnaga teed seda otsust, et noh, et ütleme, et sul on seal, ma ei tea, palju poes on üldse erinevaid brände või? Mingi 40-30 brändi võib olla või sul poes või rohkem?
Brände? No ikka brände on ikkagi... No kellel on sellised asjad no, väljas? Brände on ikkagi sadu jah, selles mõttes ka ilupoes, eks ju. Okay, nii, mõttes... kui on sadu, et sa pead mingi moment otsuse tegema, eks ole, et sa reastad ära ja ütled, et näed, see müüb, ma ei tea, 10 ühikut, see müüb siin mul 500 ühikut, on ju. Sellega peab midagi ette võtma, et see ju ei too nii palju mulle seda, on ju. Aga nüüd on probleem, et ukse taga on sul, eks ole, 10 või 50 pakkujat. Et kuidas sa selle arvestuse teed, et aga ma ei tea, kas nendest üldse keegi ka selle 10 ühikut ära teeb, eks ole. Et see on see suur küsimus, eks ole. See on see suur küsimus, eks ju, mida kaupmehed küsivad, sellepärast, et nagu sa ütlesidki, et see tegelikult ega see on kulla hind on see riiulil. Sina maksad inimestele palka, maksad renti, eks ole, kõik muud kulutused nii edasi, et sa pead ju sealt ikkagi teenima mingi konkreetse raha. Et tema jah, võtab lihtsalt ruumi ära ja midagi ei juhtu, et seda ei saa ükski kaupmees ju lubada, et see ongi nagu keeruline. Noh, seal on, muidugi see on natukene nagu, noh, ütleme päris nagu peenem lugu selles suhtes, et noh, kõigepealt sul on kontseptsioon, eks ole, see kontseptsioon koosneb mingisugustest kooslustest, noh, ma ei tea, võtame näiteks ilu poole peal, no sul on nahahoolduskategooria kõige suurem, no sul peab olema teatud osa preemiumi, sul peab olema teatud osa keskmist, siis on võib-olla näpuotsaga sellist impulssi on ju, millega sa siis meelitad inimese kas keskostu tõstma või siis selle noore, kes ka midagi tahab siin ja kes saab suureks ja hakkab käima on ju. Et noh, esiteks juba see, et kus kohas sul see ei müü on ju, et see on noh, äkki on asetus vaja. Kas sul on kohta, kas sul on seal kohta või teises kohas kohta, et mitte lihtsalt nii, et nüüd võtame kõik viimased, et teie teenite kõige vähem ja te nüüd lähete ära, siis lõpuks noh, et sa ei tohi oma kontseptsiooni rikkuda, see on nagu esimene, et sul peab olema selline arvestatav kooslus kõikidele oma sihtgruppidele on ju. No ja siis nüüd seal sees siis tõesti, et kes on siis seal saba lõpus, noh, sa pead ühel hetkel, noh, teine asi, mida mina ka alati ütlen, et ei ole mõtet rapsida, et noh, et ega nüüd 4 kuuga ei juhtu midagi, et inimene võib-olla ei saa üldse arugi, et kas ta müüb või mitte, eks. Et aga no oletame, et ta on aasta aega ikkagi juba riiulil olnud ja noh, see on, müük on väga väike, siis noh, tihti peale ma pean kahjuks ütlema, on selle taga ka selle nii-öelda hankija, kes siis nagu tahtis väga tulla, passiivsus. Kommunikatsioonis. Ehk siis, noh, on ju omad kampaaniad turundu, noh, nii näiteks ilupoodidel või ükskõik, pole vahet, mis jaemüüjal, eks ju. Kas ta neil osaleb, kas ta ise panustab midagi, kas ta saadab sinna konsultandi, teeb mingisuguseid eriüritusi, et ta paistaks välja, et noh, eriti kui ta on uus bränd. Et tihti peale arvatakse, et sa tuled mingisuguse oma kaubaga sinna jaekaupmehe juurde, ja siis hakkab raha sisse ajama, eks ole, et sa ei pea mitte midagi tegema, et näed, inimesi ju käib, eks ole, tuhandete kaupa iga päev ja küll nad ostavad. Noh, tegelikult see ju nii ei ole, eks ju, sa pead ikkagi tohutult nägema vaeva, eriti kui sul on tundmatu bränd. Et seda üles töötada, et sa ise oled seal kaasas alati, et sa võtad nagu aga ma mõtlen seda, et noh, kui see vahetus tuleb, siis te mõnes mõttes natuke võtate riski, et te kuulate seda kõike seda lubadust, mis siis nagu toimuma hakkab. Või ka siis mingisugust referentsi, eks ole, ma eeldan, sest kuna sa oled distribuutori pool, siis sa ju pead seda juttu ka nagu mõnes mõttes rääkima teistele. Absoluutselt, ma vahel räägin. Jah, et näete, et see konkreetne asi sellises setupis tegelikult müüb. On ju, mul on nagu olemas reaal teises kohas, et see kindlus on olemas, on ju, jah? Ja seal ongi see, et esiteks, kas see hankija, kas mul on temaga mingi kogemus, et ma usun ta juttu ka, mitte ta lihtsalt nüüd tuleb, on ju. Noh, jätame selle välja, et osad hankijad ei saa üldse aru, et peaks midagi tegema, eks ju, oletame, et selliseid ei ole, kuigi neid on ka, on ju. Ja kolmas asi on see sama, et mis ta täna teeb sotsiaalmeedias. Kas ta on kuidagi nagu huvitav, kas sealt võib midagi tulla, kas võib mingi nii-öelda purakas tulla kuskilt, on ju. Et noh, see on ju ikkagi ka, et noh, tavaliselt ka minule distribuutorina täna iga päev pakutakse, et kas te ei taha Eestis hakata brändi X distribuutoriks. Esimene asi, mis ma vaatan, mis ta teeb Instagramis, mis ta teeb sotsiaalmeedias, kus ta mujal müügil on ju. Ja kui ta ikkagi on, sa vaatad seda nagu passiivsust ja väheseid jälgijaid, siis täna sa oled täiesti nagu ukse taga kohe. Kuule, aga ütle seda, et noh, vähemalt kaubamajas ma endas seal ilumaailmas näen hästi palju teenindajaid.
et igal brändil on nagu justkui oma teenindaja, on ju. Ma saan aru, et see on jälle nagu hoopis teistsugune äri, eks ole, et noh, tavapäraselt ikkagi kaupadel nii palju ei ole. Kas need on nagu nende brändide enda poolt sinna pandud, nagu noh, klassikalises mõttes Teres ka Kalevis me panime omad paigutajad, eks ole, Selverisse, et käisid ju kogu aeg nagu tõid kaupa juurde, eks ole. Ja suurtel brändidel on omad konsultandid ja see ei ole mitte ainult sellepärast, noh, see on ka juba brändi enda nõudmine. Ehk siis kui nad on distribuutorina, siis nad peavad ka panema, noh, näiteks me ise ju toome L'Occitani maale, on ju, noh, meil peab olema L'Occitani counteris ka kaubamajas oma nii-öelda dedicated BA, nagu öeldakse, business advisor, on ju, kes siis nagu noh, on koolitatud, pamperdatud igatepidi nagu, kes on sellest brändist läbi imbunud ja kes teabki nagu viimastki asja ja kes on selle brändi nägu siis nagu sellel turul, eks. Et see on selles mõttes, noh, sellepärast tundub neid kaubamajas ka vahel, kui käid, et neid on palju, nad on lihtsalt siis igaühel on oma boks, eks ole, mida nad siis valdavad, aga noh, lisaks on siis ka veel kaubamaja enda teenindajad seal, kes siis peavad olema üliinimesed ja valdama igast brändist parimaid. Ma mõtlen, et nad nagu klassikalises toiduainetes, nad meenutavad mulle neid degusteerijaid, eks ole, lihtsalt vahe on selles, et nad nagu püsivad, et degusteerija tuleb paar tundi ja läheb minema, eks ole. Ja nad on püsivad, jah, nad on tegelikult integreeritud ikkagi meeskonda siia, noh, oma majas, kus nad siis on, et on see kaubamaja või Stockmann või ka ilupoodides on, ilupoodis muidugi ei ole, seal on ikkagi sellised nagu multibrändi konsultantid, aeg-ajalt käivad kampaaniate ajal hankija omad, et seal on ikkagi oma inimesed. Ütle, palju tarbija küsib täna mingit jätkusuutlikku, kestlikku, mitte nahka, mitte loom, kõike seda teemat? No see teema on muidugi selline tõusev ja väga, väga nagu oluline ja kõik brändid ju täna, noh, seda me muidugi näeme igal pool brändidel ja mis on väga sümpaatne, et igasugustest kiledest on loobutud, kõik need materjalid, kõik ka kreemipurk on läinud ju õhemaks, järjest vähem seda materjali on kasutatud, et noh, ei ole sellised massiivsed, noh, nii-öelda, mille eest sa maksad, eks ju, brändi eest ja tegelikult reostad loodust, kõik need refillid, eks ju, et sa ostad ühe kreemi ja sa saad osta siis sellise topsiku sinna pärast, need on reaalsus on tegelikult see, et noh, need samad refillid näiteks, et ega Eesti inimene neid refille väga ei osta, et jah, me võtame nad müüki, me anname selle signaali, me tunnetame seda vastutust, et meie peame ka olema need, kes ütlevad, aga väga palju, kui see, noh, see hinnavahe tihti on ka natuke soodsam, eks ju, isegi see refillid, aga noh, kui inimene ostab ikkagi juba 100+ maksva kreemi, siis võib-olla ta tahab seda värsket purki ka oma vannituppa, et noh, et see teine on võib-olla juba koledaks läinud või nii edasi, ma ei oska öelda. Et noh, mida meie teeme jätkusuutlikkuse osas ilu poole peal on muidugi see, et me väga noh, anname boonuspunkte, et kui sa tood oma vana paki tagasi, et sa võid iga kell tulla ilupoodi ja anda, tuua siis oma tühja kreemipurgi, no mitte päriselt, sa villid seda sinna, aga sa lihtsalt saad siis kassas omale boonuspunkte tasuta peale, eks ju. Ja ma mõtlen, apteeki ka tood oma vanad ravimid ära, et sa ei hakka nüüd viskama ära. Ja no jah, aga nüüd sa tood, eks olema ilutaara nii-öelda sinna ja siis saad selle eest väikse preemia, saad järgmist soodsamat osta, on ju. No sa puudutasid korra preemiat, räägime korra lojaalsusprogrammist, et tegelikult lojaalsusprogrammid, üks puha, mis uuringuid sa vaatad, rahvusvaheliselt on umbes 10% turunduseelarvest, tohutud rahad, eks ole. Et Kantar Emor on ka siin nagu üle aasta teinud neid lojaalsusprogrammi uuringuid, minu meelest ma tookord lugesin kokku, siukest aktiivsed oli kes 35, midagi üldse Eestis, eks ole, siuksed suuremad käekettidel ja nii edasi. Ja mulle nagu tundub, et noh, sinna pannakse tohutult palju raha, aga sellest ei räägita eriti palju, eks ole, et noh, lojaalsusprogrammist kui sellest, et osasid kogu aeg tehakse ümber, et järelikult nagu ei tööta nii hästi, on ju. Kui sa nüüd ise oled, eks ole, kaubamajas kõrval olnud, teinud, juhid seda, on ju, mis on lojaalsusprogrammi kõige raskemaid aspektid, et noh, et kui inimesed hakkavad mõtlema, et teeme lojaalsusprogrammi, on ju. Et millega kõrvalvaatajana, millega ei arvestata kõige rohkem? Noh, me ei räägi konkreetselt kellegist, aga põhimõtteliselt, et mis need kõige tähtsamad aspektid seal on? No kui keegi küsiks mu käest täna, et võtame valge paberi, hakkame lojaalsusprogrammi tegema, siis see on noh, see Excel ei jookse kokku, eks ju. Et noh, selles mõttes, et see ongi, noh, tarbija täna on ka ikkagi niivõrd mõjutatav nagu igalt poolt kõik te asjad, see on nagu täna veel väga-väga keeruline,
et noh, mis rahad sinna, noh, mina saan rääkida partnerkaardi vaates, eks ju, et mis on üks Eesti vanemaid lojaalsusprogramme, siis noh, nagu iga turundaja saab aru, mis on see väärtus, eks ole, ettevõtte jaoks, ükskõik mis ta maksab, on need andmed, on ju, mille põhjal tegelikult tehakse analüüse, et mida osteti, kui palju osteti, millal osteti, kes mida ostis, on ju. Et noh, see on ikkagi see väärtus ettevõtte jaoks, ja seda noh, sinna kulureaga noh, et kui sul seda ei ole, eks ole. Kui sul seda ei ole, noh, siis sa lihtsalt nagu vaatad, et okei, et mis me siin teeme, on ju. Nii, aga see on see, et mis võiks olla see aiend, et teha. Aga nüüd, kui sa peaks sinna valge paberi peale mõtlema, et kuule, et näed, et sa pead selle asja peale nagu mõtlema kindlasti, et tarbija poolt vaadatuna üldse selle programmiga võiks nagu liituda. Et milline võiks olla ideaalne programm? No ma arvan, see on liiga palju tahetud, et see on juba niisugune $1 miljoni küsimus, aga et noh, et mis on siis nagu nurgakivid, et noh, et kas ta peab saama discounti, peab ta nagu korjama mingit raha või noh, et mis asjad on nagu need, millega üldse peaks nagu tegelema? Ta peab tekitama ikkagi, noh, loomulikult ühtegi lojaalsusprogrammi, ma arvan, ilma mingisuguse kasuta teha, et tee lihtsalt kaart ja me vaatame, mis me sulle, noh, me mõtleme veel, on ju, et mis sa sellest saad. Noh, et mäletad, mis sa oled ostnud, üks variant. No see on üks variant, aga see, ma arvan, päris elus ei tööta, eks ju, et noh, see on intellektuaalselt huvitav variant, aga et discounti või mingisugust nagu kasu peab klient saama, aga noh, teine asi, noh, jällegi rääkides partnerprogrammist, et ta peab olema ka teatud mugavus, et noh, täna, kui meil on, eks ju, ma ei tea, üle 700,000 kliendi ja nendest peaaegu 300,000 on oma läpi tõmbanud, et noh, ma ütlen, et see on nagu noh, me teadsime, et see läheb lendu, aga me ei kujutanud jälle ette, et ta nagu on tänaseks ikkagi selline mainstream, eks ju, et sa reaalselt saad nagu kiiremini kõiki asju teha, noh, sa ei pea nagu noh, kuni selleni välja, et kõik need ka arendused, mis viimasel ajal on sinna tehtud, on tehtud tegelikult ju kliendi tagasiside pinnal, eks ju, kas või see, et sa ei pea nagu nüüd enam, sa saad tuvastada oma vanust, kui sa ostad alkoholi, et sa saad selle Smart ID-ga seal kohe ära teha, et sa ei pea kassapidajaga. No näed, võõras asi, ma ei joo alkoholi. Ja kassapidajaga nagu pilke vahetama, et noh, ega seal ei ole ainult alkohol, näiteks sa pead pilke vahetama, kui sa ostad neid tordiküünlaid samamoodi, eks ju, mis purskavad, eks. Et noh, see on ka lastele keelatud kaup, eks. Et noh, see ei ole ka tähistanud viimasel ajal. Olen tähistanud, aga kinnistes ruumidest ja ei taha, igal pool mängutubadus on öeldud, et jumal eest siin mingit nõkst. Aga no ühesõnaga selles mõttes, et sellised nagu ka need arendused, et noh, et see lojaalsusprogramm ikkagi, üks asi on discount, aga teine asi, et ta on nagu noh, ikkagi selline, ta on ka mugav, on ju. Ja noh, jah, inimestele soodustused meeldivad, noh, moel teise. Ma mõtlen, et vaata, vahepeal oli see, et ka partnerkaardil oli füüsiline kaart, eks ole. Ma arvan, mul on ka see kindlasti veel olemas. Just, paljudel inimestel. Ja siis oli see mingi trend, et kulge, et kogume kõik ID-kaardi peale, on ju. Siis hakkasid kõik, siis kaob ära see identiteet ja nii edasi. Ja mõnes mõttes see äpi tulek mõnes mõttes võimaldus uuesti selle identiteedi tagasi tuua, ilma et sa nagu reostad seda rahakotti ja annad seda plastikut välja. Absoluutselt. Ja me ei läinudki kunagi ennem ID-kaardi hullusega nii-öelda kaasa. Et see oli noh, see minu kindel seisukoht oli see, et noh, ütleme, et see on kõikide väikeste kaartide probleem nii-öelda ja ma saan aru, et noh, partnerkaart on võib-olla üks nendest 3 kaardist, mis on reaalselt inimesel oligi rahakoti vahel, et need teised kõik võisid kodus olla, aga see oli ja see võimaldas meil nii-öelda venitada selle ajaga kuni äpini. Et me ei läinud, seda nii-öelda, et nüüd on ID-kaardi peal noh, et see ei. Aga ütle seda, et vaata, noh, partnerkaardil on ju ka teisi partnereid kui teie oma grupi ettevõtted, on ju. Et kuidas sa nendele või te müüte nendele seda benefiti, et noh, et miks võiks liituda siin, et kui sa käid, küsitakse partnerkaarte, on ju, noh, et. Aus vastus on, et me ei müü, sellepärast, et nad ise tulevad. Nad ise kui tulevad ja ega me väga ka ei näe selles mõttes seda kasu. Nagu enda poolt vaadatuna. Enda poolt vaadatuna, mida me teeme ja mis on väga hästi võtad kliendid vastu, on sellised lühiajalised, noh, meil iga kuu ju läheb uudiskiri välja, eks ole, kõikidele. Ja seal, kui sul on ikkagi mingisugune väga hea meelelahutus või kontsert või asi, mis on selline piiratud ja sooduspakkumised, need on väga oodatud nii klientide poolt ja need on ka väga hinnatud siis nii-öelda partnerite poolt. Aga see, et kuskil on mingisugune, noh,
Noh, meil on ju, eks ole, Circle K-ga on ka nagu koostöö, aga ega neid ettevõtteid väga palju ei ole, mis meile lisaväärtust tekitaksid kus nagu ja kus me ise ei ole ka kaelapidi sees, eks ju. No eks ole, partnerkaardil on tulnud ka mingi finantsvõimekus juurde, on ju. Miks selline samm? Kas on jällegi, et tarbijad ütlesid, et kuule, et ma ei taha nagu mitut kaarti nagu näidata, et oleks hea, kui selle ühe kaardiga, kus ma käin igapäevaselt oste tegema, see funktsionaalsus on olemas või kuidas see tekkis? No täpselt nii see on, et noh, selles mõttes, et ega siis kõik kaupmehed neid makselahendusi ju pakuvad ja meie huvigrupina, eks ju, see on strateegiline otsus, ikkagi oli ise oma rahaga oma kliente siis noh, nii-öelda klassikaline raamatu peale müük, eks ju, nagu kaupmehed on eluaeg teinud, et kirjutan üles vihikusse ja siis maksad siis, kui saad ja siis kui maksad veel hiljem, noh siis võib-olla maksad rohkem ja nii edasi, et kõik need partner kuukaardiks muutmise funktsioonid seal, et kas seal on ostulimiidi endale aktiveerid ühe näpuliigutusega, noh see eeldab muidugi, et sul maksehäireid ei ole, eks ju. Aga muidu see on, või siis sa lähed kassasse, vaatad seda jopet ja täna on kampaania, eks ju, võib-olla mul on palgapäev homme, on ju, homme juba see jope maksab 20% rohkem. Et sa saad selle jopega välja jalutada nii, et sa ei maksa mitte midagi, maksad 3 osas ja sul ei ole ka intressi. Aga sa ütledki, et see nagu, kui võelda hästi lihtsalt, siis on see nagu kunagine nagu raamat, eks ole. See on see raamat. Mina tean sind ja panen kirja just, ja kuna te teate. See on ikkagi, et mitu kringlit ja siis kuu lõpus vaatame, eks ju. Et noh, see on nagu, seal ei ole mitte midagi uut. Ja lihtsalt selle väljakutse oli seda teha hästi lihtsalt. Et inimene ei pea mitte midagi tegema, ta peab jumalast jälle mingit uut kaarti saama või mingisugust kuugi veel alla kirjutama, et ta saab seda teha, noh reaalselt selle jopega saad koju minna näppides natuke oma telefoni täna on ju. Ja siis tuleb sulle arve ja maksad nagu elektri või mingisuguse muu asja eest. Kuule, räägi oma partnerite valikust, et noh partnereid on, nüüd kui sa tegevjuhina oled, siis on kõik on partnerid on ju, aga võikski võtta nagu selle järgi, mille järgi sa üldse valid, jällegi sa ei ole üksi on ju, sa oled jälle meeskonnana, me seda kõik teame, aga et mis on need põhikriteeriumid sul partnerite valikul, üks puha, mis liigi need partnerid on? No partneri ikkagi kõigepealt hakkab peale see, mida ta ikkagi, mis see lisaväärtus on, mida ta pakub, eks ju. Et noh, ükskõik, kas see on mingi hankija või mingisugune asi, et see toode ikkagi on nagu see põhiline. Ja noh, ega seal... ütleme, et meil neid partnerid on ka päris palju, kes pakuvad juba suhteliselt sarnasel väärtusega asju, eks ole, aga ma just mõtlen, et mis see järgmine kriteerium sul on, et kas see, ma ei tea, kes oskab paremini rääkida, kellel on suurem nagu tugi mingites asjades, mis sa vaatad, kas niisugust läbisaamust või vaatad nagu ettevõtete taustu või inimeste taustu või mida sa nagu vaatad? Ma arvan, et see on ikkagi nendest kõigist asjadest sümbioos, aga noh, seda ma nüüd küll usun, et kui inimesed ei klapi nagu inimestena, siis ega seal ei tule mingisugust selles mõttes, noh, seal võib mingisuguse asja ära teha, eks ju, aga sellest ei tule selles mõttes sellist nagu, noh, mingisugust ekstra lisaväärtust. Aga see klappimine tähendab mingit nagu väärtushinnangute jagamist või? Ikka. Et sa istud maha ja põhimõtteliselt proovid maailma asjadest räägid nagu ärist ja siis sa nagu tegelikult nagu kompad sellega ära, kuidas ta nagu läheneb, jah? Absoluutselt, see on puhas väärtuste jagamine ikkagi, see on nagu inimeste palkamiselgi. Et noh, see pole väga vahet, et mida ta oskab praegu täna või mis see nüüd see kogemus või taust nii väga on. Noh, muidugi see mingil määral ikka on oluline, eks ju, et muidu ta ei oleks seal laua taga. Yeah. Aga see otsuse sa ikkagi teed selle põhjal, et kas ta mõtleb mingite sinu väärtustega sarnaselt või mitte, on ju. Aga ma mõtlen, noh vaata kommunikatsioonis agentuurides, et eriti turundajad on rääkinud seda, et päris paljud mõtlevad kui nendest oma niisuguse nagu meeskonna laienduse osas on ju. Noh, kui me jälle vaatame sinu puhul, siis need partnerid on oluliselt rohkem. Kas sa vaatad nii? Muidugi. Või sa vaatad nagu, et noh, et me teeme transaktsiooni on ju, noh, et sina müüd mulle oma väärtust, mina proovin ei, no eks ma ikkagi olen võib-olla siis selle turunduse maailmaga ära rikutud on ju, et ikkagi noh, selles mõttes see on ikkagi see, et me ajame siin ühte asja. Et noh, teistmoodi ei saa tulla mingisugust, noh, kõik partnerid ei ole muidugi sellised, eks ju, aga noh, ideaalpartner on ikkagi see, kellega sa saad aru, et me mõlemad ikkagi koos lähme kaugemale on ju, et mitte see, et noh. Sina oled oma karjääri jooksul, me oleme ju palju asju teinud, igast tulest veest läbi käidud, eks ole, on ju, et kui palju, noh kindlasti kõiki on õnnestumised, nagu meil ka kõikidel on ju, et palju sa nagu praegu
oma inimeste, oma partnerite suhtes tolereerid sellist nagu ebaõnnestumist? Kuidas sa vaatad sellele? Mingit probleemi ei ole. Kõige hullem võib olla see, kui sa ei tee midagi. Et noh, ma olen alati arvanud, eriti turunduse puhul, aga tegelikult ei ole vahet, kui sa oled ka, vahet poleks, sa oled kaubandusjuht või sa oled finantsjuht, nii edasi, et kui sul ei ole ühtegi ideed enam, kuidas oma tööd paremini teha, no siis on ikka väga halvasti, siis tuleb aeg teha, et noh, pigem ikkagi nagu riskida, pigem nagu teha mingeid asju ja noh, teadlikult nagu provotseerida iseennast ka ja proovida, et ma olen, mida ma tõesti olen teadlikult teinud, noh, oma kogemuse põhjal on see, et mida mul on isegi öeldud kõrvalt pärast, et mis on ühtepidi nagu huvitav ja sümpaatne on see, et ma olen üritanud suu kinni hoida, et kui keegi tuleb mingi ideega ja ma tegelikult tean, et no see suure tõenäosusega ei lenda, aga no näed, et inimene tahab teha ja ta on nagu kõik läbi mõelnud on ja noh, selles mõttes ei ole mingisugune väga suur strateegiline asi, eks ju, vaid ja siis ikka mõtled, aga võib-olla tal õnnestub, võib-olla noh, see, et minul ei õnnestunud, ei pruugi teada, et tal ei õnnestu. Ja pluss teine on, et sa demotiveerid kohe inimese elu lõpuni ära selles sinu organisatsioonis, et enam ei tule suga ühtegi asja rääkima, eks ole. Jah, et noh, see oht on ka muidugi veel. Aga kas ajas vanuse vanus tuleb ka meile, kas sa oled läinud konservatiivsemaks oma mõtete teostamisele? Sa ütlesid, et sa oled suuteline nagu et võib-olla kõiki oma ideid ka enam, see näitab, et sul on palju ideid, on ju, aga kas sa oled nagu, mitte ainult sellepärast, et sa ei taha üle ujutada oma meeskonda, aga lihtsalt sa mõtled, et äkki ikka ei tasu? ma ei tea, võib-olla siis vanus veel seal ei ole, ma ei oska öelda, mul praegu nagu seda tunnet ei ole, aga ega me ju ennast kõrvalt ei näe. Ja kindlasti mingisugused nurgad on ära lihvitud. No aga ma mõtlen, et sa tõid näite, eks ole, vaata, et oota, anname nagu aru, et 4 kuud võib-olla ei tee midagi, võib-olla teine nagu ütles, et kuulge, kui 4 kuuga ei ole midagi suutnud teha, siis noh, see on sinu oma probleem, teinud siis sotsiaalmeedias rohkem. No jah, noh, võib-olla see kaubanduse mõttes on nagu natukene nagu, see on tõesti nagu elukogemus, et noh, sa ei saa eeldada, et kõik asjad juhtuvad nagu kohe, on ju, kuigi tahaks, eks ju, et sellepärast ma kaubamaas ka ennast või kaubanduses hästi tunnen, et mul on nagu selline, et ahah, tuleb mõte, et siis on õhtuks on tehtud ja siis homme on juba teised mõtted, on ju. Et võib-olla nagu selles mõttes konservatiivsemaks, et ma oskan nagu kuidagi nagu rahulikumalt või laiemalt seda pilti kindlasti, noh, päris kindlasti võtta kui aastaid tagasi. Aga see, et nagu ärme tee igaks juhuks ja vaatame ja ootame, ma arvan, et see on ikkagi nagu seda inimeses on raske muuta. Et see sama, et nagu pea eest asjadesse tormamine, isegi kui see võib maksta sulle homme nagu ametikohad, et see on nagu DNA-s sees, eks ole, seda me ei muuda, et me niimoodi oleme. Ma olen suhteliselt ikkagi selles mõttes ei ole muutunud, ma ise tunnen. Aga juhina? No juhina see alati kasuks ei tule, eks ju, kui sa ja, aga ma mõtlen, kuivõrd sa muutunud oled seal või ma ei tea, viimase 10 aasta jooksul või 20 aasta jooksul? Oi, no kindlasti ma juhina olen ikkagi väga palju mõistlikum. Mis see tähendab? et noh, see aeg, kui ma arvasin, et kõik on suutelised minu tempos püsima, eks ju, või mingi asi võtab väga vähe aega, eks ju, et mis siis ära ei ole, on ju, et noh, seda ma enam ikkagi nii ei arva, et ma ikkagi nagu tajun võib-olla neid noh, nagu inimeste isiksusi nagu oluliselt paremini ja oskan aru saada sellest, et kõigil on nagu mingisugune oma siis nii-öelda vaatenurk, kuidas ta selle tulemuse ära teeb, eks ju. Et seda ma kindlasti noore juhina ei osanud arvata, et teised ei ole ka sellised, eks no, ei hakka üldse salgama. Aga see, vaata, sa ütlesid, et kui on seal keegi väga selline ähmi täis tahab midagi ära teha, et sa vaatad, noh, et kui nagu suures pildis nagu midagi ei muuda, siis las teeb, on ju, et jällegi suudan suhestuda sinna. Kuidas sa teed endal seda nagu, ütleme, seda tunnelit selgeks, et mis asi on need asjad, millest ei tohi kindlasti nagu käppima minna, on ju. Ma mõtlen just nagu, mul oli, ma mäletan alluvatel hästi raske sellega, et ma lasin tegutseda ja mingi moment nad said vastu näppe, et siis, aga miks me sellest ei rääkinud? Ma ütlesin, et aga ma ei oska sulle ju öelda, kus see täpselt on, aga ma mingi moment tunnetan ära selle piiri, et vaat sealt sa ei tohi nagu üle minna, sest see hakkab juba nagu suurt pilti nagu mõjutama ja nii edasi.
no vot, ütle, kus see piir ja, on siis. Ja, et see on tunnetuslik piir, eks ole, sest piir. Meil on, aga nüüd see ebakõla ongi selles, et tegelikult kolleegid tahaks nagu teada seda, aga see on muutub ajas, eks ole, sellepärast et kõik asjad, mis me teeme ju muudavad seda kõike, eks ole. Just, täpselt. Ja nendel on nagu raske siis nagu mõelda, et jääb nagu justkui mulje, et sa nagu ei ole kindlapiiriline, aga tegelikult oled, on ju, aga sa oled teatud kohtades ja need on muutuvad. Ma ei tea, oled sa enam samamoodi mõtled? Ma täiesti olen nõus sinuga jah, et selles mõttes, et kui keegi saaks selle joone tõmmata kuskile, küll ma siis vaataks, kus see joon on, aga see ongi ajas muutuv ja see võib ka situatsioonis olla ju niimoodi, et täna on see okei, noh täpselt sama asi ja siis järsku ülehomme tundub see juba nagu tohutu risk on ju. Et noh, see on ikkagi nagu, noh, ta peabki muutuma ju ajas. Kuule, aga palju sa nimetasid seda sotsiaalmeediat ja noh, et kui ei ole midagi, et siis noh, võiks ikka olla, on ju. Ja nimetasid seda, vaata kunagi te tegite kõike nagu sees, et on suur see. Palju sa oled nagu ise tegemise versus nagu väljast asjade ostmise pooldaja? Tead, sellel on ikkagi see võib-olla mõõde, et pole, kui see, noh, nagu sa ütlesid, kuidas sa valid partnereid, et nad on ikkagi käepikendus, et kui sul on selline partner, kes ikkagi mõtleb suga nagu ühes rütmis, siis ei ole väga vahet, kas see on sees või väljas, on ju. Mingeid asju on sees kindlasti lihtsam teha, noh, orgaanilisem, arusaadavam, just seda, nagu tunnetades kogu seda organisatsiooni ja seda, kus me tahame liikuda, et noh, teinekord noh, ma ei tea, ma arvan tänaseks ka sotsiaalmeedia on nagu väga lihtne ikkagi teha ise pigem või hoida inimene, kes teeb seda heal tasemel, kui hakata nagu palkama kedagi ja siis hakkama nullist seletama, et ai, vot see mulle tegelikult läks meelest ära, vaata see on ka oluline, siis kui see asi kuskil valmis on mingisugune asjakene on ja siis mõtled, et nojah, ma oleks pidanud ju talle seda rääkima. Seal samas on inimene tiimis, kes istub iga esmaspäeval infokoosolekul ja on nagu selles info väljas ja suudab sealt nagu haarata enda jaoks nagu mingid olulisi teemasid ettevõttes on ju. Et aga jah, mingi, ma arvan, et mõlemad variandid on okei, aga igal juhul peab olema selle agentuuriga ikkagi väga hea klapp. Aga see natuke viitab nagu pikaajalise koostööle, sellepärast vaata, sa ütled ka, et oma inimene, ta tegelikult on nagu selles infoväljas, ta nagu saab aru või tajub, eks ole, mis ümberringi toimub, mis on okei, mis ei ole. Ilma, et meil ei ole onboardingus, ei ole võimalik anda, võib-olla rahvusvahelisel mõnel on mingi täielik almanah, eks ole. Aga see on esiteks õudselt nagu piiritlev, eks ole. Et see tähendabki seda, et me õpime nagu üksteisega suheldes, eks ole, et mis on okei, mis ei ole okei. Ja nüüd agentuur tahtmatult on kaugemal, ta nagu ei, ja siis ma peaks teda rohkem briefima, see on ajakulu, eks ole. Jah. Ei ega see ongi nii, täpselt nii nagu sa rääkisid, ta on ju, et see brief, see võib õnnestuda, kui on väga hea koostöö agentuuriga, aga see on igal juhul nõuab nagu pingutust rohkem. Aga vaata sotsiaalmeediast, miks ma seda nagu palju ka puurin ja uurin on, et meil oli nüüd lõpuks nagu kulmineerus hea näitena, et ma olen alati öelnud, et minu meelest meil nagu istume natuke süte otsas selle sotsiaalmeediaga, et me delegeerime ta kellegile ära, ta teeb asju ja seal peab palju produtseerima ja tegelikult on ka võimalik palju eksida, eks ole, vaata Omniva case nüüd just, et nagu see Simpsonite karakter on ju, mitte millestki nagu totaalne nagu jama on ju, ja ma ütleks nagu, et vaata, kui sa rääkisid oma show, et see oli hoopis teist liiki nagu mis aitas kaasa, aga Omniva puhul see ei aidanud mitte midagi kaasa ja nüüd sa pead tegelema mingi probleemi lahendamisega, mida oleks mis on sügavalt aru saamata, täiesti mõttetu, just. Ja seda mul on niisugune tunne, kui ma siin olen rääkinud teistega ka, ei ole nagu üldse läbi mõeldud, et kuidagi on delegeeritud ära, et see on, ta ise nagu toimib, on ju, et ma rääkisin küll Tallinna lennujaama turundusjuhiga, tema ütles, et neil on see 4 silma printsiip, et alati keegi teine vaatab üle, tohutult lihtne printsiip tegelikult, on ju. Kas sa jagad seda mõtet, et seal tegelikult ikkagi ei saa niimoodi, et tead umbes kõige odavam inimene ja las ta tegutseb, on ju? Loomulikult, kuni selleni välja, et ma olen ka selliste brändidega ikkagi viimased ajad töötanud, et ma mäletan reaalselt seda tunnet, kui ma sõidan mööda Pirita teed tööle kaubamajja ja mõtlen, et nii nüüd sa keerad selle brändi pekki on ju, et nüüd see juhtub, eks ju, et vaatan, et Eesti rahvas armastab seda brändi ja praegu ma mõtlen, kui kerge on seda sotsiaalmeedia ajastul, et seda piirikest ületada. Sa isegi rääkisid omal ajal nagu suurematest klassikalist traditsioonilistest meediatest kanalitest. Ja ka siis, eks ju, et sa mõtled, et meil on nüüd niisugune kampaania tulemas, mis nad nüüd ütlevad, eks ju, või et
me lähme nagu mingi asjaga üle piiri, on ju. Noh, või sul on ju veel rahvusvaheliselt, noh, ütleme ikkagi nagu luksusbrändid seal taga, on ju, kellega sul on noh, ikkagi see on väga hoopis teine asi, et sa ei saa skandaali sattuda ka, noh, kaubamaja mõistes see, noh, tänasel päeval on noh, siis võib-olla oleks võinud Eestis midagi toimetada, on ju, et ei oleks kuhugi jõudnud, eks ju, oleks homme päev unustatud, on ju. Aga praegu jah, see risk on väga suur olemas, et kui sa annad mingi asja majast välja, ega maja sees on samamoodi, ainult inimesed töötavad, aga noh, siis on sul, noh, siis sa vastutadki lõpuks, et noh. Nii, sa ütlesid, et sa teed siuke nagu kord nädalas, kas sellest on piisav, et te nagu käite üle või asju või see nagu tihedamini ei käi? Sa mõtled nüüd no, nagu protsessi, ei no üldse ja protsesside nagu edasiminekut, et kas on siis, mis iganes tiimid need on, et kas sa nagu, sa teed kord nädalas või on see isegi nagu harvem või on see tihedam? No kord nädalas on selline nagu suurem ikkagi infokoosolek esmaspäeva hommikul, kus me saame aru, mis juhtus, mis nädalavahetusel juhtus, kuhu me, noh, see on kaubanduse eripära, et sa jooksed kogu aeg 100 meetrit, on ju. Mis meil nüüd see nädal on fookused kõige suuremad ja mis on meil nagu võib-olla kampaaniad, mis tulevad siis edasi, noh, see on kõik see, et see töö on ju sümbioos, eks ju, et kaubandus peab midagi tellima, juhatajad peavad midagi, teenindajaid planeerima, turundus teeb ainult selle ühe, noh, nii-öelda fassaadi, eks ju, seal ja nii edasi. Aga noh, see on tohutult palju efektiivsem, kui et kõik saavad korra nädalas nagu selle info kätte. Kaubandus on näost näkku äri valdavalt, jätame selle e-kommertsi kõrval, on ju, et ma eeldan, et sa nagu juhid ka näost näkku või on selles valdkonnas nii, et mõnele rollile on siis tehtud eelis, et noh, sina võid kaugtööl olla või on ta nagu, et oleme meeskonnana, siis me ikkagi nagu oleme kõik koos või? No selles mõttes, et ega siis see kaugtöö nüüd on täiesti normaalne tegevus, ma isegi ütleks, et 20 aastat tagasi ma arvan, ma olin esimene, kellele pandi koju ADSL ühendus, sellepärast, et ma tulin Eesti Telefonist, kus see oli normaalne ja siis ma tulin kaubamaja IT-direktorile, et mis sa teed nalja või, et kuidas ma sinu arust oma lapsed üles kasvatan siis, kes on kogu aeg haiged. Et meie jaoks see kaugtöö, noh, kaubandus hästi palju naisi ka, hästi palju nagu selliseid noori naisi, kellel on tõesti nagu lapsi, eks ju, et juba see, et kui sul lapsel on nohu, ta lasteaeda ei saa ja siis ma ütlen, et tule kontorisse, noh, see on töökius, ma ütleks nagu mulle, kui minule keegi oleks nii öelnud tookord, noh. Et juba enne seda, kui siin see koroona, eks ole, selle plahvatuse tõi, ikkagi meie jaoks oli kaugtöö aeg-ajalt normaalne, aga noh, mida ma eeldangi, et kui keegi ei ole just nagu noh, haige, eks ju, või mingisugune asi, siis no on teatud koosolekud, kus sa oled füüsiliselt kohal. Et seal see on ikkagi väga suur erand, et sa siis näiteks seal esmaspäeval kell 11 oled kuskil mujal, on ju. No koroonat sa korra mainisid, et ma ei kujuta ette, kui sa olid nagu kaubanduses, et kui see šokk peale tuli, on ju, et mis äri, et kuidas, kui ei tohi nagu saada, et mis see nagu mõtlemine tollel hetkel seal laua taga oli, et mis nüüd edasi saab, et ei tohi külastaja tulla ja mõtled teenindada ka. No see oli ikka jah, ega noh, see on ka juba nii habemega asi. Aga tegelikult ei ole, kus ajaliselt. Ja kui ainult 5 aastat, eks, et kus sul nädalaga on kõik tühi ja kõik on suletud, eks ju. Noh, ma ütlen ausalt, et siin on jällegi, vaat siin hakkab mängima see, et kas need inimesed, kellega sa koos töötad, on samade väärtustega. Ja noh, ütleme, et mis grupi üleselt oli minu jaoks nagu tookord, noh, seal oli üks asi, eks ju, võib-olla mingid kommunikatsioonisõnumid siin koos Kaupmeeste Liidu ja kõige muuga, on ju, aga näiteks tookord oli nii, et ma juhtisin ju vahepeal ka, millest ei olnud siin enne juttu, juhuslikult kingaärisid, eks ju, juhatuse liikmena tagasi veel, kui ma turundusjuht ei olnud, siis kui see raugemine oli. Ja kingaäridel ei olnud tookord veel e-poodi, kuid pandi kõik kinni, äri on kinni, on ju. Ja noh, mida me tegime siis on see, et me hakkasime Ilu e-poes kingi müüma. Sest seal oli infrastruktuur infra olemas, eks ju, ja panime nagu sellise, noh, põhimõtteliselt 3 päevaga pandi siuke asi püsti, mida muidu võib-olla mämmutatakse, eks ole, pool aastat. Rohkem. Jah, ja me kogu selle koroona ajal me saime niivõrd palju Ilule uusi kliente. Et selles mõttes, noh, see on siuke klassikaline asi, et ebamugavus ja kriisid, see on tohutu võimalus. Ole ainult inimene ja lihtsalt tee. Ja siis see, kuidas ikkagi see sama tiim töötas tookord. Noh, kõik olid ju veel kodukontoris ja siuke tohutu entusiasm tekkis, on ju. Ja noh, teine pool, mis meil oli, mis oli ka ääretult sümpaatne, oli see,
et toidupoed olid jällegi ägasid tööpuuduse all, sellepärast et tegelikult osad inimesed olid haiged reaalselt, noh, kaubapaigutajad ja nii edasi. Ja kuidas siis grupis töötajad kaubamajast ja ka Ilust siis läksid Selverisse, siis noh, ma ei tea, minu Pärnu Ilu tüdrukud läksid sinna kuskile Pärnu suure Selverisse kaupa välja panema, on ju, ja noh, neil oli see, et nad said ju palka, eks ju, noh, nad ei olnud seal sundpuhkusel ja nii edasi ja samas oli see nii äge kogemus ja see oli nagu tegelikult nagu hästi neil on variatsioon mõnes mõttes, aga vaata kui, et sa olid nagu ka iluäris, lõhnaäris, kus mask oli ees, et midagi üldse tunda, inimesed ei käinud kuidagi, et noh, et ütleme, et kõige suurem väljakutse minu meelest üldse ühele äripidajale, eks ära ütle, ega siis kui veel see maskid tulid ju sinna pärast, kui veel lahti tehti, on ju, mis sa seal neid huuli värvid, eks ju siis huulepulgad kõik olid ju maas, eks ju, kõik selle aja, noh, samal ajal silmad tõusid, eks ju, jälle ole inimene, pane need ripsmedušid välja. Siis maskakne, eks ju, akne tekib sulle siit kõik uued probleemid, sinna olid ekstra vaja tooteid. Noh, selles mõttes, et ega kaupmees on ikkagi, hea kaupmees on see, et kui sa ajab vihma, sa müüd vihmavarja, kui päev on päike, siis sa müüd päiksevarja, on ju. Et toode võib sama olla, aga sa pead selle positsioneerima niimoodi, et inimene just seda tahab, et muidu pole vaja hommikul üles tõusta, kui seda pole, eks ju. Et selles mõttes, noh, see koroona aeg, et noh, muidugi see oli absurd, eks ju, kui tagant järgi mõtleda, alles meenutasime siin üks päev, et kas üldse oli olemas, eks ju. Aga kokkuvõttes see on ka, noh, ütleme, meeskonna liitmise mõttes hästi äge kogemus jällegi. Kui ma lõpetuseks küsin, et sa tehisintellekti kohta, et sa juba mainisid, et tegelikult Kaubamajal õnnestus võita ka juba üks esimesed kampaaniaid, aga kuidas sa vaatad sellesse tehisintellekti ja sellesse nagu äri sümbioosi, et kasutusele võttu, mis osas ja... No ma vaatan ikkagi sellesse väga suure põnevuse ja selles mõttes entusiasmiga, et ma ikkagi arvan, et noh, kõik, kes veel tänaseks arvavad, et ei ole mõtet selle rongi peale joosta, noh siis on ikkagi valel teel, on ju, et noh, täna me ikkagi selgelt noh, ka grupi vaates, eks ju, vaatame kõiki protsesse, mida me saaksime nagu tänu tehisintellektile ikkagi efektiivistada, eks ju. Noh, seal on nagu tohutult võimalusi, eks ju, noh täna juba mingid esimesed kasutused on, eks, mida me ka kasutame, noh reaalselt juba ka, ma ei tea, kas või see, et analüüsides klientide tonaalsusi, tagasisidet, selle pealt uusi tooteid arendades, noh see sama näide, see alkoholi asi, eks ju, noh see on samamoodi, et kui see ikka korduma hakkab pidevalt ja kui sul Copilot nagu neid vastuseid analüüsib ja ütleb, et siin on teema, mis inimesi nagu võiks reaalselt, noh et sinna sa võid panna oma järgmised arendusrahad, on ju, mitte kuskile, et mis me siin ise mõtlesime, et võiks teha mingisugused kellad ja viled kuskile, et noh, see on nagu, või siis ka kliendi käitumus või pakkumuste asi, et see on ikkagi suur tulevik, jah. Noh, räägimata siis lihtsatest asjadest, et noh, minul näiteks ettevõtte juhina, aga suhteliselt väikse ettevõtte juhina on väga huvitav oma agendiga hommikul vestelda, eks ole, et ikkagi targem inimene kui mina on ju kõigega kursis ja peegeldada, et mida siis sina arvad sellest mõttest ja oma töid seal näidata, et äkki teed mõned parandused ja mis siin puudu on, et noh, see on nagu see... Salasõber on sul tekkinud. Salasõber, jah, noh, meil on teine juht, eks ju, ja mul on ka üks agent on kaupluse juhataja, et saad aru, kuidas tema mõtleb, on ju. Et kui sa mingit kirja teed, eks ju, et kaupluse juhatajale, et siis seda tonaalsust nagu see on nagu tegelikult selline, ta on nagu ühtepidi mäng, aga noh, minu arust turundajatel on siin ka nagu kohutavalt lõbus on see aeg praegu, et sa saad seda katsetada ja mõelda. No suurepärane, aitäh sulle, et sa leidsid selle aja meiega vestlust pidada ja väga põnev oli. Kõike nagu head selles osas on ju, et ka tehisintellekt jõuab üha rohkem sellesse ärisse sisse on ju. Et me näeme ka kampaaniates seda rohkem, mina isiklikult küll nagu hea meelega näeks, mis tehisintellekt meil ära hakkab tegema. Et tänan tulemast. Aitäh kutsumast. Tänan kõiki vaatamast, kuulamast, loodetavasti tulete ja ühinete meiega järgmises episoodis. Suur tänu.